tulemast meie järjekordsesse podcasti. Saate nimeks on Be First ja meie oleme teie saatejuhid Kairi ja Sandra. Antud podcastis räägime me inimestega, kes on Be First mentaliteediga, tehes kõik oma elus täiskäigul, kartmata olla esimene. Ja podcastis püüame siis nende inimeste kogemusi ja harjumusi kõrva taha panna, et neid rakendada oma elus paremate tulemuste saavutamiseks. Ja täna on teid ees ootamas What a Treat. Jep, see sisu lihtsalt. Meil on külas investor, podcaster, sisulooja ja naine, kellega ma tahaksin lihtsalt iga õhtu dinneril käia, et ammutada neid mõtteid. Pange käed kokku, tehke kõvasti larmi. Tere tulemast saatesse Katri Teller! Sportland, Be First podcast. Ole uhke oma töö üle ja ole selles valdkonnas parim. Ja siis sul on alati tööd, sul on alati austust, sul on alati raha. Hakka pihta, päriselt hakka pihta ja nagu nii läheb pekki midagi. Aga nagu nii läheb, aga see ongi see, kust me õpime. Et äkki võtad ise ka nagu peeglisse ja mõtled, et kui sa paned kirja siis selle unelmate mehe listi, et kas see unelmate mees tahaks sellist naist nagu sina? Sportland, Be First podcast. Aitäh kutsumast, olen nii mega äge siin olla, nagu teil on siin nii hea energia, teil on nii äge stuudio, te olete ise nii ägedad, ma olen nii õnnelik, et te mind kutsusite, et lõpuks ometi me saame selle ära teha. Saru, mul oli enne natuke niimoodi, et kuidagi pikk päev oli olnud ja selline nagu juba päris palju endast andnud tänase päeval, siis tundsin, et veits väsinud on olla ja siis lendas sisse energiapomm ja ma olin nii vau. Ma arvasin, et meie oleme energilised. We got nothing on this one. Üleni valges. Ei tead, ma arvan, et ma juba teid jälgides ma näen juba, et meil nagu same breed nagu. Et vaatame, kus me täna läheb, et selles mõttes, et ma arvan, meil on energia on väga hea. Ma olen sellest 100% ma ei tea, kuhu me läheme, aga we're going places. Yes, we're going places. No kõige esimene koht, kuhu me läheme, on Instagrami live, sest sinu puhul me siis teeme ka kiirelt Be Firsti podcasti Instagramis laivi. Annabel paneb siin vahepeal käima ja me alustame oma podcasti alati esimeste mänguga. Super. Kas su vaim on valmis selleks? On. Mina alustan. Hakka pihta. Esimene investeering. Minu esimene investeering. Minu käest seda küsimust on tegelikult küsitud varem ka ja ma olen selle peale mõelnud ja mu loogika hakkab kohe mõtlema, et huvitav, et kas ma tegin lapsena midagi, siis mida ma siis kasutasin millekski või mis on investeering? Investeering on midagi, mille väärtus tulevikus kasvab, eks ju. Ja ma olen jõudnud selle järelduseni, et parim investeering, mida ma olen teinud, on ikkagi selline enda võib-olla jätkuv võib-olla arendamine selles mõttes, et see ei ole üldse rahaline. Raha tuleb ja läheb, eks ju. Aga pigem, ma tean seda väga hästi, kuidas seda, eriti seda minemise poolt, aga lihtsalt, et võib-olla see investeering, need peamised investeeringud elus, ma arvan, et meil on mitte rahalised. Tervis, meie areng, meie oskused, meie võimed, me saame kõike seda arendada ja tänu nendele oskustele me jõuame lõpuks ka teiste asjadeni, näiteks nagu raha või mingisugused muud saavutused. Et ma pean seda selleks, et mul ei ole väga konkreetset sellist punkti, aga see, et ma olen juba väga varakult noorena otsustanud, et see on mul oluline, et ma tahan areneda, ma tahan saada paremaks, ma tahan saavutada midagi ja kogu aeg vaadata, et mida ma saaksin nagu juurde õppida ja kuidas ma saaksin paremini kasvada. Et see võib-olla on siis minu selline pooldiplomaatiline vastus. See on väga ilusasti öeldud, aga mina ajakirjaniku ikka soovin siin natukene pinnida ja lähen siis täpsemaks, et mis oli esimene aktsia, mis sa ostsid? Nii, aktsiatega on nii, et aktsiad kunagi, kui ma planeerisin aktsiad osta, siis mul oli selline siis mõte, et aktsiad tuleks osta siis selliselt, et mis on need tooted või teenused, mida sa fännad. Ja minu kõige esimene investeering ja kõige esimene siis rahaline investeering tegelikult päriselt üldse olid siis Apple'i aktsiad ja see oli 2006 ehk siis 16 aastat tagasi ja selle all ma töötasin ma töötasin juba siis ühes alkoholiettevõttes, aga ma olin töötanud reklaamiagentuuris mitu aastat ja sel ajal see Mac oli selline nagu natuke selline kunstiinimeste asi, et olid sellised valged plastikust Macid ja ta ei olnud väga levinud, väga vähestel inimestel olid nagu Macid, aga ma tohutult fännasin seda ettevõtet, et siis polnud iPhone ega midagi veel olemas ja Apple'i aktsiad olid tõesti need siis
kuhu ma investeerisin ikka päris korraliku summa aga noh, see investori närv nii-öelda ei pidanud vastu ja siis, kui ma nägin sealt LHV siis portaalis seda -2% või 3,5 või mis iganes seal oli, sellist punast numbrit, ma ühel hetkel igaks juhuks müüsin need kõik maha. Ja no nagu legendid räägivad, et noh, sometimes you lose, but always win. Et selles mõttes, et võitsin sellest õppetunni, et ehk siis ära rapsi. Ja muidugi mul on kahju, et nüüd mul hetkel eraldi pole Apple'i aktsiaid ostetud, aga küll ma investeerin siis indeksfondi SP500, kus mul on siis nagu siis nende ettevõtete hulgas on ka siis Apple täiesti nagu olemas. Kas sa täna näed punast turgu, kuidas sul närvid vastu peavad? Väga hästi. Ma arvan, et see on natukene ka seotud selle vanusega, sellepärast, et kuna mul on juba 40, et siis ma olen näinud juba elus juba mitut kriisi. Ma olen näinud juba neid langusi ja tõuse, et ma võtan seda kuidagi nagu maru rahulikult, sellepärast, et ma tean, et tuleb mingil hetkel kriis. Keegi ei tea, millal see tuleb. Kunagi tuleb jälle kriis, siis tuleb jälle tõus, siis tuleb probleem, siis tuleb lahendus. See on elu ja see on tegelikult huvitav ja sellised nii-öelda punased etapid igas suunas siis nagu kas see on nagu majandus või see on suhted või see on meie elu, annavad meile ka meeletu võimaluse siis võimalusteks üldse või suureks arenguks. Sellepärast, et kriisid üldse või sellised alad on ju need, kus see jää nii-öelda praguneb või asfalt niimoodi praguneb ja sealt saab see võilill nagu välja kasvada. Et minu meelest need on meeletud võimaluste kohad. Ja täna ma ütlen, et kui midagi punast on, et ma võtan seda maru rahulikult, sellepärast, et mis läheb üles, tuleb kunagi alla ja mis tuleb alla, sealt on hea võimalus jälle üles minna. Ma ei tea nüüd, kuidas ma seda küsimust täpsemalt sõnastan, aga kui sa peaksid hakkama, kui sa saaksid valida, kumb neist on olnud nagu suurema olulisusega, kas see, et sa oled õppinud investeerides elama või sa oled õppinud elades investeerima? Ma ei tea, kas see on üldse loogiline küsimus. Ma saan aru, küsimus. mis sa mõtled. Nad on natuke tulnud nagu käsi käes. Sellepärast, et kogu see investeerimisteekond tegelikult näitab ka väga palju minu enda teekonda. Just see, et nooruses natukene siis võib-olla rumalam, ebakindlam, kuulan palju teiste nõuannet, ei usalda nii palju iseennast, natukene kärsitum, eks ju, kõik on vaja hästi kiiresti. No ma mäletan, et kui ma olin 25, ma arvasin, et ma olen juba muldvana, nagu ma olen vana, ma ei tea, oh my god, ma sain 30, elu on läbi, kõik on kohe vaja, kohe ei saa, siis nagu ei ole olemas nagu. Et kõik nagu, noh, see tuleb nagu rahulikult, et ma olen aru saanud seda, et jah, elu läheb kiiresti, aga elu on tegelikult pikk. Et just see rahu või see, et sa tegelikult saad aru, et tegelikult ei pea nagu tarki torma. Eks ma ikka torman, aga ma tegelikult nagu peas tean seda. Et see tuleb nagu see teekond, see investeerimisteekond on hästi palju käsi käes selle enda kasvamisega kindlasti. Vau, appi, ma tahan sellest nii palju pärast veel kuulda. Ja no siin vaadates sul julgust tundub olevat küll koormaga ja veel lisaks, aga kui me räägime avalikust esinemisest, siis see on midagi, mis on väga suur hirm kõigi mitte kõigi, aga väga paljude inimeste jaoks. Mis oli sinu esimene avalik esinemine? Esimene? Mis sõna see? Minu esimene avalik esinemine, ma nüüd ei tea, lapsena kindlasti ka tahtsin tähelepanu, ronisin laua peale ja tahtsin seal midagi seal eputada, aga ma arvan, et teiste inimeste suuremalt võib-olla see, et ma laulsin kooli ajal. Ja ma laulsin siis, olid erinevad siis aktused ja jõuluüritused ja käisime isegi kooliga kirikus esinemas mõnikord, et siis seal ma olin nagu siis solistina nagu esinesin. Et võib-olla need on olnud sellised esinemised, mul avalikud esinemised siis nii öelda. Ja pean ütlema küll, et kuigi ma enda arvates laulsin hästi, et siis ikkagi närv oli mul iga kord alati sees ja ma arvan, et teatud määral närv on alati hea ja me tegelikult, ma just hiljuti ühel koolitusel toodi nii ilusti välja, mis on tegelikult ju täiesti nii-öelda no-brainer on tegelikult see, et see elevuse ja närvis olekune, et see emotsioon tegelikult on natukene sarnane. Et võib-olla kui sa oled väga närvis ja siis tasub mõelda, et ma olen väga elevil. Et võib-olla sellega natuke ennast nagu rahustada. Nooremana ma muidugi nii tark ei olnud, eks ju, aga eks mul ikka see ärevus oli sees ja peale neid esinemisi üldse tegelikult on alati on selline tunne, et kui sa sealt lavalt nagu maha tuled, on selline tunne, et okei, kui ma saaks teist korda veel minna, siis nüüd tuleks nagu mega hästi, nüüd tuleks nagu mega hästi, et see esimene kord on alati endal natukene selline ebakindel tunne. Aga teised ei pea sellest aru saama alati ja tegelikult ka üks asi, mida ma hiljuti ühel koolitusel siin nii-öelda
nii-öelda õppisin või panin kõrva taha, et ära mitte kunagi ütle publikule, et sa oled närvis. Et toodi väga hea näide, et kui sa lähed reisile, et siis noh, ei ole väga hea mõte ka piloodile öelda, et kuule, et ma olen päris närvis praegu. Et noh, et lendame siin praegu kuhugi, ma ei tea, Hispaaniasse, aga teate, ma täna päris närvis olen praegu selle lennu pärast, nagu, et ei tasu nagu öelda, et lihtsalt nagu just do it. Ja just selles mõttes ka, et noh, mulle ei meeldi võib-olla väga see ütlus, et fake it till you make it, aga võib-olla see teine variant sellest, et fake it till you become. Et lihtsalt tee. Fake it till you become, ma ei ole seda elu sees kunagi kuulnud, kus see kõlanud on? Tead, oleks mu mälu parem, ma ütleksin sulle, ei, see ei ole minu, ma seda krediiti endale ei saa võtta, aga ma kahjuks ei oska ka praegu hetkel viidata, aga see ei ole minu välja mõeldud. Aga väga hea kõlaga tõepoolest. No ilmselgelt. Oota, mul on üks küsimus enne. Sorry. Kas sul on mõni lemmik avalik esinemine, kus sa tundud, et sa oled lava pealt maadud, sa oled nii? Tead, praegu veel ei ole. Selles mõttes, et mul on iga kord jäänud sisse tunne, et ma oleksin saanud teha nii palju paremini. Ja ma väga tahaksin, et mul üks päev on selline tunne. Ja miks mul see tunne võib-olla eelkõige on see, et mul natukene kipun olema selline viimase minuti inimene, eks ju. Täna jäin ka hiljaks natukene. Et ma tunnen võib-olla seda, et see enesekindlus ja rahulolu tuleb ka tänu sellele, et kuidas sa ennast ette valmistad. Ja ma ei ole ise endaga rahule jäänud nagu võib-olla oma ettevalmistuse osas, et ma tunnen, et võib-olla isegi kui keegi ütleb, et sul läks väga hästi, siis ma ise tean, et ma oleksin saanud paremini. Ja see on võib-olla see kõige hullem, et see, et sa ise tegelikult tead, et see andnud enne 100% maksimumi. Ja see on üks kindlasti minu lähiaja eesmärkidest, et ma tahan anda ennast maksimumi. Et see ingliskeelne väljend siis half-assing nii-öelda, et ma tahan nagu half-assida. Mis on ma eesti keeles, öelge mingi vaste pool tagumikust. Poole vinnaga. Ja et selles mõttes just, et ma arvan, et kui sa teed midagi ja sa ise tead, et sa oled endast nagu kõik andnud, siis vahet ei ole, kuidas läheb, sa saad endaga rahul olla. Aga kui sa ise tead, et sa tegelikult ei andnud endast maksimumi, siis ma tegelikult arvan, et endaga ei saa päris lõpuni rahul olla. Kuigi avalike esinemistega mul on mõnikord tunne, et see, kui sa ei ole täiesti 100% ette valmistanud, sa annab ruumi justkui sükksele päris hetkedele. Et võib-olla kui sa valmistaksid just ette liiga palju, siis see oleks liiga süke mehaaniline, robotlik. See on õige, kusjuures see on õige jah, aga ma arvan, et üks ei välise teist. Et näiteks, et sa teed mulle faktid selgeks, sa saad aru nagu, et mis see teema on, sa oled selles, nii-öelda need rööpad on su sirged, aga see ei tähenda seda, et sa võiks vahepeal seda tuutut teha, eks ju, või vahepeal nagu improviseerida või teha nalja või seda, et sa ei pea ju seda teksti pähe õppima, kindlasti mitte, et keegi ei taha olla ju nii-öelda mingit loengut kuulata, et loomulikult, et me räägime ju läbi lugude, eks ju, ja me räägime oma sõnadega ja see peab tunduma hästi loomulik. Aga jah, samal ajal ikkagi, et see inimesed, kes tulevad sind kuulama, mida rohkem ma vanemaks saan, seda rohkem ma saan aru, kui väärtuslik on aeg. Ja need inimesed, kes sind kuulavad, nad panevad oma aega, oma energiat selles, et nemad sind kuulavad. Ja see on lihtsalt ka nagu austuse küsimus, et sa valmistad nagu ette. Et võib-olla pigem nagu see, aga üks välise teist. Ma olen hästi nõus sinuga, mina ei lähe ka enam mitte kunagi lava peale ilma selleta, ma ei oleks läbi rääkinud või kuidagi endaga läbi harjutanud, et see on siis ja see mulle tundub, et see improviseerimise osa ikkagi jääb, aga sa julged võib-olla improviseerid rohkem või et kui tekib mingisugune olukord, siis sa nagu sa kuidagi taastud sellest kiiremini, et kuna sa oled läbi harjutanud, sa tead, millest sa pead rääkima, siis on nagu see Swift on kuidagi nagu loomulikum. Ja see tekib ka selline enesekindlus, eks ju. Sa oled ise enesekindlam ja kui sa oled ise enesekindlam, sa oled ka veenvam ja sa mõjud ka nagu laval tegelikult nagu paremini. Et kui sa nagu üldse pole ette valmistanud, siis ilmselgelt sa oled rohkem närvis ja see paistab võib-olla ka välja, aga ma arvan jah, et selle koha pealt kindlasti see ettevalmistus ja teine on lihtsalt, ma saan aru, et väga paljud kardavad avalikku esinemist. Teine on nagu lihtsalt see, et nagu just do it. Me oleme kõik inimesed ja keegi ei tule sinna siit vaatama, et vaatame, kas ta on nüüd närvis või. Inimesed tegelikult on ikkagi heatahtlikud, oleme ausad. Ja need, kes tulevad, need on nõmedad. Ei, tegelikult jah, täpselt, et need on nõmedad, kes tulevad sind nagu kritiseerima, et keegi niimoodi, tegelikult oleme ausad, inimesed ikkagi on heatahtlikud, nad kuulavad sind ja võib-olla otsida ka paar sellist nagu heatahtlikku naeratust ja mõni inimene võib-olla, kes julgustavalt sulle naeratab, on alati nagu hea mõte. Ma olen seda kasutanud just kooli ajal, just siis, kui ma laulsin, et ma teadsin, et mul oli seal paar sellist õpetajat, kes mul väga kaasa elasid, et siis ma lihtsalt otsisingi nagu seda nende pilku ja ma siis ma nägingi seda head pilku sealt ja tänu sellele mul kadus see hirm nagu ära, et tasub nagu seda ka teha. No hirm tuleneb tavaliselt sellest, et me oleme elus läbi kukkunud mingis asjas ja siis me kardame, et see kordub. Kas sa mäletad oma esimest läbikukkumist?
No ma olen täiesti nagu ma võiksin teada mingi doktorikraadi läbikukkumises ilmselt, aga kindlasti ma kukun elus veel väga palju kordi läbi, aga see on elu osa. Ja see on tegelikult äge, sellepärast et siis me jälle saame õppida. Aga võib-olla nagu läbikukkumine, võib-olla teadlik läbikukkumine, kus ma olen tundnud ise, et ma olen endas pettunud, jääb sellesse aega, kui ma siis käisin 9. klassis. Ma nimelt jäin 9. klassis istuma, aga see ei ole läbikukkumine. Seda ma pigem võtsin natuke nagu, et jolo ja järgmises klassis käiski mingi kutt, kes mulle väga nagu meeldis, et mul oli nagu, et sellega mul ei olnud nagu nii suurt probleemi. Aga ma tegelikult, kuna ma ise olen pidanud ennast üsna võimekaks, siis kuna ma jäin istuma, siis ma leppisin õpetajatega kokku, et kui ma suve jooksul suudan siis, või vabandust, natukene sassi nüüd. Ma jäin 9. klassis istuma, ma tegin 9. klassi uuesti siis nii, et ma põhimõtteliselt lõpetasin kõikide viitega, sest mul oli väga suur vajadus näidata, et ma ei ole loll. Välja arvatud inglise keel, mis ma ei hakka sellest rääkima, aga see õpetaja pani mul ikkagi 4, kuigi mu keskmine oli 4,5. Aga ühesõnaga, kuna ma lõpetasin põhimõtteliselt kiituskirjaga järgmine kord selle 9. klassi, siis mul oli õpetajad andsid mulle võimaluse, et ma saan jätta vahele 10. klassi ja liituda oma vana klassiga 11. klassi. Kui ma suvel siis teen selle 10. klassi järgi, ehk mulle anti siis nagu teatud ainetes siis nagu matemaatika ja muud ained mingisugused kodutööd ja mingid õpiku pidin läbi lugema, väga lihtsustatud programme, tõesti mõelge milline võimalus. Ja ma mäletan seda, et see suvi oli selline suvi, kus terve suvi saas ainult vihma. Ma elasin maal ja ma ei teinud mitte midagi, ma olin lihtsalt üksinda maal ja terve suvi saas vihma ja ma ikkagi ei teinud seda ära. Ja siis ma olin endast tõeliselt pettunud. Et see on minu läbikukkumine, kus ma olen endale nii-öelda sebinud siis mingisuguse võimaluse, rääkinud õpetajatega läbi, et kas ma saan siis midagi teha ja ma tegelikult ise seda ära lõpuks ei teinud ja jätkasin ikkagi sealt 10. See ei ole mingi big deal selles mõttes, et 1 aasta siia-sinna, aga pigem just selline endale antud sellise nagu kokkuleppe murdmine võib-olla, pigem see. Kas sa mäletad, miks sa ei teinud seda? Täna ma tegelikult juba nüüd siin viimaste nädalate jooksul saan väga värske informatsioon tean, aga see on liiga suur teema, millest ma täna ei ole valmis rääkima. Aga põhimõtteliselt ma lihtsalt ei suutnud seda teha. Ma lihtsalt istusin, ma vaatasin seda vihma, ma lihtsalt ei suutnud keskenduda ja ma lihtsalt tundsin, et ma ei suuda seda nagu teha. Mul ei olnud ühtegi päris põhjust, et mul olid kõik võimalused selleks päriselt nagu olemas ja tegelikult ka nagu soov. Aga võib-olla see soov ei olnud siis ka nii ka suur, sellepärast et tegelikult minu see klass oli äge ja ma ei näinud selles nagu mingit teemat enam, et see oleks nagu nii. Pigem oli see nagu see, et see oleks olnud nagu äge, et ma teen selle ära ja ma näitan teistele jälle midagi, eks ju. Et pigem see oleks olnud nagu see. Kas seda tunnet on praegu ka, et see on äge ja ma näitan teistele ja ma teen selle ära? Järjest vähem. Praegu on ikkagi nagu see, et ma tahan näidata ise endale. Et see muutub, ma arvan, natukene ka vanusega, et kui tuleb see enesekindlus, et sa saad järjest rohkem aru sellest, et ega tegelikult teisi inimesi nii palju ei huvita, kui nagu sa arvad. Et me kõik mõtleme, et mis teised arvavad. Teised tegelikult ei arva mitte midagi. Inimestel on nii kiire arvata ise endast midagi või seda, mida teised neist arvavad, et tegelikult ne viitsi su kohta midagi väga arvata. Et ei tasu nagu ennast absoluutselt üle tähtsustada. Et täna ma ikkagi keskendun sellele, et ise saada paremaks ja ise teha neid asju, ise endale midagi tõestada. Et see aeg, ma arvan, et on läbi, et kui ka mul tõesti siis klassijuhataja kunagi ütles mu emale, et ma olen kõige lollim laps, keda ta kunagi on näinud, et ma arvan, et ma täna ei pea enam tõestama, et ma ei ole see kõige lollim laps. Et nagu see on nagu tehtud natukene minu jaoks juba, et nüüd on edasi ainult nagu ise enda jaoks. Wow. ja issand, mul lihtsalt tekib nii palju küsimusi ja mõtteid samaaegselt, aga ma annan kohe varsti tuld. Ma läheks praegu edasi esimeste mänguga ja tegelikult see võib-olla ka, äkki see vastus on ise ennast järgmiseks küsimuseks. Vaatame. See on väga huvitav build-up praegu, aga esimene armumine. Ja enne kui sa vastad sellele, siis siinkohal ütleme me tšau Instagrami laivile, kui tahate kuulda esimese armumise kohta, siis otse loomulikult juba podcastis. Tšau! Aga nüüd võid siis ilusasti jätkata. Esimene armumine. Esimene armumine, nii. Mulle teises klassis üks poiss väga meeldis, aga ma päriselt olin vist pööraselt, no kui ma jätan armunud vist 5. klassis ja see oli päris pikk arvumine, see kestis ikka paar aastat ja see oli üks klassivend. Ja ma olin tõesti väga-väga arvunud, ta ei saanud sellest mitte kunagi teada.
ja midagi kunagi me ei käinud jalutamas ega mitte midagi. Ma vist võib-olla ütlesin talle kuskil pulmas võib-olla kunagi natukene peale paari šampanjat, et by the way, et ta on muusik ja ta käis pulmas mängimas ja siis ma ütlesin, et tegelikult oli siuke asi. Aga ma mõtlesin, et äkki tema pulmas. ei, aga see oli nagu, see oli 5. klassis ja ma olin täiesti jube armunud ja siis ma ikkagi mõtlesin, et ma olin arg ka, eks ju. Ja ma tean, ma ei olnud vist väga ülemäära poptüdruk ka vist ja käisin siis ma külsma, siis olin tema noore moega, käisin jalutamas ikka ja siis viisin tema nooremat õde sinna, jalutasin tema koduni ja mõtlesin, et äkki aias ma näen teda kuidagi või et kuidagi, et see on mul nagu meeles, et see oli üks suur armumine. Jah, et see oli ikkagi nii puhas, ilus. Kas täna kuidagi need armumised, mis elus on tulnud, on teistmoodi? Ma arvasin, et on teistmoodi, ma arvasin kogu aeg nagu seda, et kui sa oled nagu noorem, et siis need armumised on kuidagi sellised nagu kirglikumad ja tulisemad ja sul läheb pea sassi rohkem ja et kui sa vanemaks muutud, sa kuidagi nagu rahuned maha. Aga olles kogenud siin igasuguseid asju, ma ütlen niimoodi, ei lähe midagi siin paremaks. Võib ikka korralikult ära flippida ja täpselt sama tunne tekkida nagu siis, kui oled 13-aastane. Aga kas see on halb asi ilmtingimata? Tead, see ei ole halb asi. Mul oli siin hiljutine kogemus selline, kui tõesti väga armusin ära ja tead, ma ütlen, et ma tegelikult täiesti nautisin seda. Ise täiesti nautisin ja mõtlesin, et vau, et ma saan niimoodi tunda, et see on tegelikult ikka mega äge. Sa saad sellist nagu legaalset kikki. Selles mõttes, et kuidas see ajukeemia nagu töötab ja mis see tunne sul on, et see on tegelikult võimas ja ma lausa teadlikult hoidsin sellest isegi mingi aeg nagu kinni, et ma ei tahtnud seda nagu lahti lasta just sellepärast, et ma mõtlesin, et see on nagu äge, et ma suudan selliseid tundeid ja emotsioone tunda. Ja siis ma kuidagi nagu mingil hetkel arvasin, et äkki see nagu see vanusega kuidagi nagu stabiliseerud nii-öelda, et lähevad kuidagi, tead, rahuned maha. Ei. Võib armuda pööraselt nii 15-aastaselt kui ilmselt ka 50-aastaselt. Aga kas midagi on muutunud või mis need muutused on olnud? Võib-olla nagu see, et mis nende armumistega siis nagu saab, eks ju, et armumine on ju puhtalt siis ajukeemia, eks ju. Ja kirg või selline mingi unistus või unelm või kujutelm, eks ju. Aga armumine ja armastus on 2 väga erinevat asja ja armastus on ikkagi otsus ja see on commitment, eks ju, ja kõik see, et pigem võib-olla see, et anda endale aru, et armumine on armumine ja võib-olla see ei tähenda seda, et sa selle inimesega pead siis kohe nagu nüüd nii-öelda kokku hüppama, kokku kolima ja hakkama nüüd ette kujutama seal kõike, kuidas see läheb, ilma et seda inimest tundma õppida, sellepärast et mida ka mu elus on juhtunud rohkem kui üks kord on see, et selle ajukeemia nii-öelda najal sa hüppad suhtesse, kus tegelikult võib-olla sinna suhtesse, kuhu sul ei ole vaja minna. Ja ma olen teinud ühe osa episoodiga tegelikult siin vägivaldses suhtes, see ei ole tänase saate teema, aga just mida ma olen täheldanud, vaadates oma tuttavaid ja ka inimesi, keda ma ei tunne, on see, et need kõige kirglikumad ja pöörasemad armumised väga tihti viivad suhteni võib-olla, mis on ka väga ebastabiilne. Et selles mõttes, et armumine on äge ja ma soovitan inimestel täiega armuda ja täiega seda nautida, aga lihtsalt võib-olla samal ajal ikkagi olla 2 jalaga maas ja anda endale aru, et armumine ja võib-olla ka see otsus, et ma näiteks ühe inimesega alustan siis ühist teed, et need 2 nagu eraldi asja ja sellist ühise tee alustamist, et seda võiks ikkagi nagu vaagida ikka väga korralikult läbi. See on üks elu suurimaid otsuseid, mida me teeme, on meie elukaaslase valik, mis mõjutab kõike meie elus, meie tervist, meie varalist seisu, meie kõike, meie emotsioone, absoluutselt kõike, et see tõesti mitte 9 korda mõõda, aga ütlen, et 90 korda mõõda enne. Samas kunagi ei saa ju kindel olla, on siin küll neid olukordi, kus 7. aasta pealt alles abiellutakse ja ikka mindakse 5 aasta pärast lahku, et garantiis ei ole suhtes mitte kunagi. Ei ole mitte kunagi ja pigem nagu nende nii-öelda, jah, ma olen ka tean neid suhted, eks ju, kus pikka aja pealt minnakse, siis lõpuks abiellutakse, minnakse lahku. Hästi tihti on need olnud ka võib-olla sellised nagu suhte päästmise üritused, et samamoodi nagu näiteks laste saamine, et ei ole midagi rumalamat maailmas, kui proovida nagu lapsega päästa suhet, et siis alles action algab, eks ju, et kes on selles olukorras olnud, need teavad, aga eks meie eestlastena olemegi natukene sellised pikaldased, et mõnel võtabki kauem aega, aga abiellumine on ka see, et jällegi, et tänapäeval see ei ole võib-olla, ma ütlen, et kokku kolimine on ilmselt tänapäeval suurem otsus, võib-olla kui abiellumine isegi sellepärast, et lahutada on niivõrd lihtne. Ja pigem võib-olla see otsus kolida kokku
ja järgmisena, et kas saada laps, mis on veel täiesti eluaegne otsus, et siis see inimene jääb eluks ajaks sinu ellu, sest see sinu lapse isa või ema, et need on need otsused pigem, et see abielu on võib-olla see mõiste kahjuks ei ole võib-olla nagu sellise tähendusega, nagu ta oli võib-olla mitukümmend aastat tagasi. Aga tõesti, garantiisid ei ole ja ma ise pooldan ikkagi seda, et jälgida oma südant, tõesti, aga jälgida oma südant ka siis selliselt, et saada aru, et kas see on sinu süda või see on sinu ajukeemia. Teate, kui on keegi, kellel see teema pakub huvi, siis ma väga-väga soovitan selline Ameerikas elab psühholoog nagu Esther Perel, räägib hästi palju sellest oma Väga podcastides ja ma just kuulasin, sõitsime oma Peikaga siis Lõuna-Eestisse, me kuulame väga tihti podcasti, siis panime selle tema Esther Perelli ja mis selle tüübi nimi on, School of Greatness, Lewis Howes. Ja ta oli kokku pannud siis erinevatest Esther Perelli podcastidest, kus tal külas on käinud, siuksed väiksed klipikesed, 1,5 tundi, hästi mõnus kuulamine, mida just koos kellegiga siis kuulata, kellega sul on võib-olla suuremad plaanid. Et nii palju huvitavaid arutelusid võib sealt tulla, et eriti kui otsustad näiteks kokku hakata kolima, siis et mingisugused asjad enne läbi rääkides, et Esther Perel on ise ka öelnud, et tema juurde, ta on baariterapeut, tema juurde tulevad inimesed, kes on olnud aastakümneid abielus. Ja tegelikult need probleemid, mille pärast nad tulevad, olid seal esimestel päevadel. Täpselt. Neist lihtsalt ei ole räägitud. Täpselt. Ja ma toon siin hea näite, et mul on päris palju õdesid ja üks minu nooremaid õdesid, siis ta oli vist tollal äkki siis 21 äkki, siin paar aastat tagasi ja ütles mulle, et tal on siin nüüd noormees, eks ju, ja siin päris tõsine asi ja mina muidugi võtsin sellele see suure õe rolli, et kuule, et mis mees ikka on ja et kas ta ikka on ikka hea mees ja siis hakkasin talle soovitama, et kuule, ta äkki ikkagi vaatad nüüd ikkagi kirjutad üles nagu, et mis nõuded teda vastama peab ikka, et kas ta on ikka nagu stabiilne ja kas tal on mingid elus mingid eesmärgid ja kas ta nagu mis ise kõik asjad. Õde vaatab mulle üks sõnaga otsa, ütleb, et ole rahulik, meil on see kõik juba ammu tehtud, et nad tegid siis tõeliselt sellise suure küsimustiku, kus nad tegid õhtu, kus nad arutasid siis kõik nagu sellised olulised asjad nagu kõik läbi. Karjäärid, lapsed, elustiili, ma ei tea, kassid, koerad vist sinnamaani välja. Ja siis mul tekkis täiesti selline vau, et oleks mina nii tark olnud nagu. Oota, kas ta seda listi jagab ka kuskil? Ma küsisin ise talt seda listi kusjuures, et selles mõttes, et väga hea mõte on peale selliseid suuri samme asjad läbi arutada, et inimestel ju elustiilid on nii erinevad, ma ei tea, et kes on pedant, kes on lohakas, väiksed asjad hakkavad elus meeletult häirima. Ja kui muidu on kõik hästi, et kuidas sa siis nagu manageerid need asju, et tuleb teha siis võib-olla lõpuks mingisuguseid kompromisse. Samal ajal jälle mul üks väga tark inimene ütles ka nii, et kui sa mingi olukorraga lepid, siis sa ei pea kompromissi tegema. Ehk mõnikord lihtsalt let it go, et ei tasu iga väikse asja peale nagu herned ninna tõmmata nii-öelda, eks ju. Aga on ka olulised asjad, et tõesti siis näiteks, kui me räägime siin rahast, et üks tahab näiteks kasvatada siis oma seda nagu raha võib-olla või investeerida tulevikku ja teisel on ainult kogu aeg nagu jolo ja teda üldse need asjad ei huvita. Või üks tahab lapsi, teine ei taha lapsi, üks tahab reisida, teine tahab kodus olla. Et need asjad on mõttekas nagu läbi arutada, sest et sealt pinnalt hakkab jube palju probleeme. Ja teiseks ka väga popp on praegu rääkida ju lapsepõlve traumadest, eks ju. Et mis nagu nii-öelda valudega või mis nagu traumadega ja üldse mitte ainult lapsepõlvest, vaid ka nagu eelimistest suhetest me nagu tuleme, et mõnikord me võib-olla hakkame inimesele peegeldama mingisuguseid enda probleeme ja nägema, et ühesõnaga, et tegelikult inimene võib väga hea olla, aga meil on endal mingid probleemid. Et ei tasu nagu kogu aeg ainult nagu vaadata seda, et mis me nagu teiselt nagu nõuame või mis on need nõudmised teisele. Et äkki võtad ise ka nagu peeglisse ja mõtled, et kui sa paned kirja siis selle nii-öelda selle unelmate mehe nii-öelda listi, et kas see unelmate mees tahaks sellist naist nagu sina, et millele sina pead vastama siis sellisel juhul, et ma arvan, et see on ka väga oluline, et me peame peeglisse vaatama enne kui me hakkame neid suuri standardeid siin nagu seadma teistele. Ma arvan. See on üks kulda väärt õpetussõna, ma ütleksin siinkohal, aga esimeste mängus on meil esimesed õpetussõnad, mis sina said? Mul on kaks nagu kaks nagu nii-öelda komplekti. Ema ütles mulle kunagi nii, et see on siis parim nõuanne, mida ma kunagi kuulda ei võtnud. Et Katri, kui sa 10 ei suuda lugeda enne, kui sa midagi ütled, proovi lugeda vähemalt 5. See on esimene, aga ma ikka veel harjutan. Ja teine on siis see, et ükskõik mida sa elus teed. Ole kas või aknapesija, ükskõik mida sa elus teed. Ole uhke oma töö üle ja ole selles valdkonnas parim. Ja siis sul on alati tööd, sul on alati austust, sul on alati raha. Nii on. Kulda väärt sõnad taaskord. Mis on need soovitused, mis sina tunned, et on
ma ei tea, kas saab öelda, parimad soovitused, mida sina oled kunagi välja andnud ja ma tean, et see sõltub hästi palju sellest, et kellele mida öelda, aga et või siis ma tead, ma sõnastan ümber, mis on see soovitus, mida sa kõige rohkem oled edasi andnud? ma arvan, et kõige rohkem pigem on see, et inimestel me võtame võib-olla elu võib-olla natuke liiga tõsiselt. Just see, et mida teised meist arvavad, mis on õige teha, appi kui keegi nüüd vaatab, appi ma ei julge selle asjaga alustada, sellepärast äkki mul läheb pekki. Nagu, et pigem see, et kui sul on mingid unistused ja sul on mingid sihid, hakkad tegutsema, see on üks ainukene elu ja see elu läheb kiiresti. See on sinu ainukene elu, hakka elama. Kui sul on mingid probleemid, sul on mingid nõmedad sõbrad, kes sind alla kisuvad, sul on mingi nõme elukaaslane või sa ise oled nõme. Paranda olukorda, mine sellest suhtest lahku või paranda ise ennast või ma ei tea, oled ülekaalus, siis võta midagi ette, oled vaimselt katki, võta midagi ette, oled vaene, võta midagi ette, oled ühesõnaga ükskõik mis probleem on nagu, kui sa tunned, et sul kuskilt jääb midagi nagu puudu. Ma näen, et tänapäeval meil on nii palju võimalusi, aga meil on ka nii palju hirmu. Ja võib-olla hästi palju sellest hirmust tuleb just sellest nagu, et me kardame nagu teiste seda võib-olla pahakspanu või meil on hirm selle ees, et meie üle naerdakse. Ja ma arvan, et sellest tuleb lihtsalt lahti lasta. Sellepärast, et me kõik komistame, me kõik kukume, me koperdame, meil läheb pekki. Oluline on see, et me asjadest õpime. Ja kui palju on inimesi siis erinevates valdkondades edukaid, näiteks kelle üle on naerdud alguses. Ja kui võtame ka näiteks igasugused geeniused, siis nende üle on naerdud kõige rohkem. Et ei tasu sellest nagu üldse ennast häirida lasta, et lihtsalt, et ma vaatan ka paljusid oma tuttavad või vaatan neid inimesi, kes mõnikord kirjutavad mulle Instagrami, et paljudel on kuidagi nagu mingisugune plokk ees, et jääb puudu mingisugusest julgusest erinevas valdkonnas, kas teha oma elus mingisugune muudatus, ma ei tea, suhtes, kas minna kokku, minna lahku või vahetada töökohta või hakata ettevõtjaks või minna reisile või et lihtsalt hakka pihta, päriselt hakka pihta ja nagu nii läheb pekki midagi, aga nagu nii läheb, aga see ongi see, kus me õpime. Kõige suurem fail on selline fail, kus me mitte midagi ei õpi. Et lihtsalt see on, ma arvan, see kõige põhilisem nõuanne, mida ma üritan inimestele nagu anda, et tee ja see on sinu ainukene üks elu. Et siis Patrik, lõika see jupp välja, saadame sulle klipi, saad lihtsalt saata neile ilusasti. Ei saada ikka terve saade. Ütle, et te peate selle, seal on üks väga hea nõuanne, lihtsalt kuulake see saade lõpuni. No üks asi, millega sina hakkasid lihtsalt pihta, oli sinu podcast. Aga kui me räägime esimesest podcastist, siis mis see oli? Tead, mina olen nii old school, et ma avastasin podcastid jube hilja. Ehk siis ma ei olnud kunagi ühtegi podcasti kuulanud ja ma olen olnud üsna kehva raamatute lugeja, sellepärast, et mul ei ole üldse püsivust. Aga siis, kui tuli see COVID-i laine, ma hakkasin suusatama ja see võis olla siis 2021 jaanuaris ja siis 2021 jaanuaris ma hakkasin siis kuulama e-raamatuid. Ja ma hakkasin kohe meeletult raamatut nii-öelda lugema või kuulama, et mul läks nagu iga paari päevaga jälle tuli uus raamat ja ma kuidagi sain selle loogika, et kui mõnus on sul samal ajal siis nagu suusatada või suvel ka näiteks kõndida, kui sa kuulad midagi, et sa saad kahte asja teha korraga. Ja siis ma hakkasin ka kuulama podcasti, soomekeelset podcasti, kus siis kaks tšikki räägivad siis investeerimisest siis soome keeles. Ja kuidagi see oli nii äge ja siis mõtlesin, et vau, et tegelikult on jube kihvt, et miks ma ise nagu podcasti võiks teha. Ja siis mõtlesin, et mis teemal ma seda teeksin, mul tuli erinevaid ideid ja siis mõtlesin, et okei, aga teeks nagu üksinda podcasti, et ma tean, et on olemas ka välismaal sellised podcasti, mida tehakse üksinda. Ja siis ma proovisin, et hakkasin lihtsalt tegema seda ja minu see idee või mõte oli võib-olla selles, et ma tundsin, et ma olen ise nii palju elust kokku käkerdanud ja tekkis selline tunne, et ma tahaksin rääkida oma vigadest ja failidest ja olukordades, kus ma olen võib-olla olnud ebakindel ja kus ma olen midagi õppinud, et võib-olla nagu julgustada teisi läbi siis nagu oma näidete ja päris enda näoga, sellepärast, et eriti just naiste hulgas ma näen, et on seda ebakindlust veel rohkem kui meeste hulgas, et ma ei tea, mis on eesti keeles nagu empowerment, nagu jõustamine või mis see sõna võiks nagu olla. Väendamine. Väestamine või, et just, et anda nagu ka nagu eelkõige just Eesti naistele seda enesekindlust ja eneseusku ja rääkida nagu erinevatel teemadel, kuidas me saaksime paremaks. Et teemad võivad olla täis seinast seina, et ma olen rääkinud seal nii tervisest kui botoxist, kui suhetest,
kui noh, kõigest. Aga lihtsalt see üldine foon on pigem see, et ma ise tahan saada järjest paremaks, võimsamaks, ilusamaks, tublimaks, tervemaks, targemaks. Ja ma võib-olla jagan seda oma teekonda ja ise ma tegelikult ju ka kogu aeg õpin. Ja see on mulle endale ka selline hästi mõnus selline õppimise koht võib-olla, et ka läbi selle podcasti, kui ma ise räägin, ma samal ajal ise tegelikult kogu aeg õpin ja see tagasiside, mida ma sealt saan, tegelikult annab samamoodi mulle lisa sellist nagu võib-olla sellist upgrade'i nagu mulle endale, et ma õpin kogu aeg ise juurde. Mina pean tehnilise küsimusega ära küsima kohe, sest minu arvates on alati nagu podcast'i, inimesed mõtlevad, hakkaks täiega podcast'i tegema ja siis nad saavad aru, et oota, ma pean seda kuidagi salvestama, pean seda kuidagi ülesse panema ja sinna see tavaliselt takerdub. Kuidas sinul oli, kas sa teadsid täpselt, kuidas kõike teha või oli mõni komistuskivi ka seal tee peale ees? Ütleme nii, et päris ma teadsin. Mul pole õrna aimugi ja ma ostsin endale siis USB mikrofoni. See mikrofon oli mul vist, ma ei tea, mega mitu kuud oli mul köögilaua peal, ma vaatasin seda ja siis ma kogu aeg prokrastineerisin selle mikrofoni otsas ja mõtlesin, et varsti hakkan pihta. Kuni mul juba sõbrannad olid ka niimoodi, et noh, ma olen siuke kõva jutumees, eks ju, et ideid tuleb nagu popcorni masinast, aga tead, et nagu tegudeni väga ei jõua. Kuni ma lõpuks sain aru, et keegi ei usu enam mind, et minu lähedased juba niimoodi, et noh, good for you, aga keegi enam lõpuks ei uskunud, ma hakkan tegema seda. Ja minu ainus siis vahend on see sama USB mikrofon, mis maksis vist umbes, ma ei tea, 150 €. See on mul ära lagunenud sellepärast, et mul kruvisin kuskil reisi tarbeks kuskile lahti ja mul on seal mingi vidin puudu, ehk nüüd mul on hetkel mul on veel nagu algelisem süsteem, kui ma nüüd uuesti lindistama hakkan. Aga ma ostsin selle mikrofoni ja hakkasin lindistama siis GarageBandiga, mis on siis Apple'is endas nagu olemas või Mac'is endas olemas see programm. Ma guugeldasin YouTube'is, siis vaatasin, et kuidas GarageBandis saab siis nagu lõikuda ja teha. Ja seda esimest osa ma tegin vist vähemalt päeva, aga enne seda esimest osa veel mul oli veel seda kõlli vaja. Seda, et tere, mina olen Kati ja siis seda kõlli tegemisega oli nii, et hakkasin siis seda kõlli lindistama ja ma tegin seda vist mingi 100 korda, mul tuli ju need numbrid kogu aeg sinna GarageBandi, mitu korda ma salvestanud olen juba ja jube kehva, jube kaja on taga ja siis ma ehitasin niimoodi, et ma ehitasin endale, leidsin pappkasti, panin pappkasti ja panin sellele pappkastile nagu pleedi nagu peale ja läksin ise sinna pappkasti sisse niimoodi, et mul oli see tekk üle pea ja me räägime siin praegu nüüd kuumalainest siis nagu eelmise aasta nagu, mis oli juunikuus, eks ju. Ja igistasin seal niimoodi ja üritasin seda sama teha uuesti ja ikka on kaja, kuni ma lõpuks sain aru, et mul on mikrofon tagurpidi. Et selles mõttes, et noh, ühesõnaga selle tegin ära, siis ma tellisin kuskilt selle muusika sinna taha, sain selle kõlli valmis ja esimest osa ma tegin ikkagi nagu vähemalt päeva või 2, sellepärast et ma olin tohutult ebakindel. Ma lõikusin seda vist mingi 50 korda, natuke läks sõnad sassi, siis ma kohe jälle üritasin parandada, et see kvaliteet ise on minu jaoks hästi oluline, sellepärast et mulle endale ei meeldi kuulata minu nagu kõrva nagu häirib ebakvaliteetne sound või heli. Et võib-olla see on ka sellest, et ma olen kunagi muusika keskkoolis käinud, ma olen mänginud viiulit ja mul on see kõrv endal kuidagi nagu paigas ja ma ise ei taha seda kuulata. Aga ühesõnaga pikk vastus see küsimusel on see, et siiamaani GarageBand ja see üks mikrofon annab asja ära. Asi on ainult tahtmises ja selles, et hakka lihtsalt pihta. Et ei ole vaja osta kokku siin mingisugust suurt varandust, et ütlen ausalt, et see teie stuudio teeb mind kergelt kadedaks. Aga see ei välista seda, et saaks teha kvaliteetset podcasti. Ma tulen korraks tagasi selle juurde, mis sa enne rääkisid, et sinu soov anda edasi seda tahet areneda ja õppida ja saada paremaks ja olla tublim. Kas nendel eesmärkidel on kuidagi mingisugune sein ka? Et ma mõtlen, et kas me nagu, et kui palju me peaksime ennast arendama? Või kas see rahulolematu või et see, ma tean, mulle meeldib olla natuke rahulolematu, sest see paneb mind tegema asju, mida ma muidu ei teeks, kui ma oleks nii, kõik on enam-vähem okei. Ja kui selliseid inimesi nagu meie ei oleks, siis ma arvan, väga paljud asjad jääksid tegemata. Aga ma ise ka tunnetan seda, et vahepeal see lihtsalt on nagu megaväsitav. Et appi, et ma ei taha enam areneda, ma tahaks lihtsalt olla siin, vaadata Netflixi. Jaa, ma tean täpselt, mida sa tunned. Aga vastus see küsimusele on selline, et ma arvan, et nendel eesmärkidel kindlasti ei ole piire, aga eesmärgid muutuvad. Minu tänane eesmärk on hingerahu. Ja see on hoopis teine eesmärk, kui mul on olnud varem, eks ju. Ja just selline võib-olla selline tunne, et ma ärkan, mul on hea, mul on rahulik, ma olen õnnelik, mul on selline
ma saan otsustuse vabadus võimalikult paljudes asjades mu elus, et kuidagi võib-olla see on see, et hoopis mis on täna minu eesmärk. Et eesmärgid elus muutuvad ja ma arvan, et hea on omada eesmärke, sellepärast et ma arvan, et sellel, et me saame paremaks, tegelikult ei ole ju piiri otseselt ees. Aga lihtsalt võib-olla jah, oma eesmärke tasub võib-olla valida ja mõelda, et miks me midagi teeme. Sellepärast, et mul on elus olnud eesmärke, mis on olnud suured eesmärgid, kui ma olen aru saanud, et ma tegelikult ei taha seda eesmärki. Näiteks kui ma olin noorem, ma olin väga ambitsioonikas ka nagu siis karjäärialaselt ja võib-olla mul oli see suur vajadus jäänud sisse. Ma arvan, et ikkagi see kooliaeg, kus mind oli võib-olla nagu siis tembeldatud selliseks pahaks lapseks, istuma jäämine, käitumine, mitte rahuldav, eks ju, need suvetööd, seehulgas kehalises kasvatuses muide. Et kõik see asi, eks ju, võib-olla on andnud täpselt. You wonder, Sportlandi podcast. Vähemalt mul õiges kohas. Et ühesõnaga, et võib-olla mul on jäänud nagu noorene see nagu sisse, et mul on vaja nagu natuke teistele midagi tõestada. Ja see karjäär võib olla, et ma tundsin, et ma kuidagi, et ühel hetkel ma saan väga suureks direktoriks ja ma lähen selle kostüümiga sinna panka ja ma olen seal turundusdirektor ja mul on seal 50 alluvat ja siis ta alles näete. Ja 24-aastaselt käis mul see klikk õnneks päris noorelt, kus ma sain aru, et see ei ole mulle õige eesmärk, sellepärast et see ei ole see, mida ma tahan ise, vaid see on see, mis on võib-olla see ambitsioon on seotud sellega, et mul on oluline teiste heakskiit, positsioon ühiskonnas, respekt. Et ma sain aru, et võib-olla, et äkki see ei ole, see on ka hea, see on inimesteks oluline, me kõik tahame saada austust ja kõike seda, et see on väga normaalne. Aga ma sain aru, et võib-olla see ei ole nagu see ei tohiks olla mul see esmane eesmärk. Ja 24-aastaselt siis, see oli vahetult siis enne seda eelmist majanduskriisi, saigi minu eesmärgiks siis selline nagu vabadus, mis on mul nüüd eesmärgiks nagu siiamaani, ka rahaline vabadus, sellepärast, et tänapäeval meil on nii paljud asjad rahaga seotud ja kui sa oled rahaliselt vaba, sa oled palju vabam ka teistes asjades. Aga see käis mul üsna noorelt ära see klikk, et see on selles mõttes nagu hea näide, et eesmärgid võivad muutuda, kui me saame aru sellest, et miks me midagi teeme. Aga karjääri kohta ma ütlen seda veel igaks juhuks nagu disclaimerina, et minu jaoks on väga okei asi teha karjääri ja olla kõike seda teha siis, kui sa teed seda selle jaoks, et sa ise tahad seda teha. Lihtsalt mina tundsin, et see minu motivatsioon oli nagu väline ja see on minu jaoks õige. Samas ma ei tea väga palju inimesi, kes tahavad 9-5 töölistada, nii et. Karin Larven. No ma ei tea, ta ka siin võtab uusi ambitsioone ette ju, nii et ta õpib siin IT-suisa, nii et. Aga inimesed on nii erinevad, sellepärast, et on inimesi, kes tahavad väga palju vabadust, on inimesed, kes tahavad rohkem saada struktuuri ja rutiini. Et ma saan aru, et see võib-olla nagu see mõte, et istud 9-5, ega see ei ole 9-5 istumine, see on ka igasuguste asjade tegemine, eneseteostus. Et võib-olla kui meie oleme natuke, mulle tundub vähemalt, me kohtume täna esimest korda, aga pigem sellisest nagu sarnasest puust tehtud, eks ju. Et siis on ka ju neid puid on väga palju erinevaid, et inimesed lihtsalt on niivõrd erinevad ja on inimesi, kes tahavad rohkem struktuuri. Nemad tunnevad ennast hoopis selles vabamalt ja paremini ja nad tunnevad, et nad saavad seal näidata oma neid parimaid oskusi ja võimed ja saavad seda rahulolu ja seda hingerahu hoopis sealt, et inimesed lihtsalt on erinevad, et seda ma olen ka õppinud elus, et enda järgi tegelikult päris kõike võtta ei saa, et nooremad olin, et kuidas sa niimoodi, et ma ei saa üldse sust nagu aru. Praegu ma olen okei, et mina mõtlen ja tunnen nii, sina mõtled ja tunned nii ja see teebki sellest elust ju nii ägeda ja selle, et me oleme nii erinevad, et kuidas see nagu teid kõik meid nagu üksteist nagu rikastab. Ma olen liiga kaua vabakutseliste keskel olnud. Pean oma tutvusringkonda laiendama. Kindlasti peab kusjuures sellepärast, et see annab väga head sellist insighti, et just, et ma ise ka mõnikord mõtlen, et mu tutvusringkond on vahepeal natukene nii-öelda üheülbaliseks, et inimesed, kes on ambitsioonikad mingid teatud valdkonnas näiteks või sarnased eesmärgid, et tegelikult peaks täiega minema teise kohta, ma ei tea, bonboni asemel lähed sinna, ma ei tea, rokibaari või karaokebaari hoopis või selle asemel, et minna Hispaaniasse lähed ma ei tea kuhu, lähed Valka, ma ei tea, et see nagu, et teha erinevaid asju, tutvuda erinevate inimestega, sest see annab nii tohutult ja see rikastab nii tohutult ja tekitab nagu sellist nii suurt sellist avardumist ja et ei ole alati vaja neid väga suuri asju selleks, et olla õnnelik. Ja tegelikult mida me lõpuks kõik jahime, me jahime seda tunnet, et meil on hea olla, me oleksime õnnelikud, meil oleks äge. Ja mõnikord ei ole selleks üldse vaja palju või minna selleks üldse kaugele. Nii on. No meie oleme jõudnud oma esimeste mängust väga kaugele ilma, et me oleksime seda ära lõpetanud, aga siinkohal me siis tõmbame joone alla. Ja liigume edasi siis tööjuttude juurde, sest see on alati see esimene asi, millest me tahame kuulda ja sinu puhul on ka, et eks sa ju kerkisid ka meie orbiidile just see tõttu, et su podcast läks nagu full on tähelend. Kas sa ise oleksid osanud seda oodata? Oskasid oodata?
Jaa. Selles mõttes, see on ma mõtlen, kas ma peaksin ütlema, et ei, ma ei osanud ja ma olen täiesti hämmingus. Aga ma ise kuidagi oleksin tundnud sellisest podcastist puudust ja ma loodan, et see vastus ei kõlanud mitte mingil moel kuidagi üleolevalt, aga kui ma midagi tegema hakkan, et ei ole ju mõtet hakata tegema midagi, kui sa juba alguses mõtled, et sellest ei saa mitte midagi. Et ma alati ühest küljest ka sa nagu loodad ja teisest küljest ka sa tegutsed, eks ju, et üks ilma teiseta pole mitte midagi selle nimel, et sellest saaks midagi. Ja ma ikkagi lootsin ja uskusin, et kui ma seda hästi teen, et sellest kasvab midagi, sellepärast et ma ise oleksin võib-olla tahtnud sellist podcasti kuulata, eriti kui ma oleksin olnud natukene noorem ja just kelleltki, kes nagu päris näoga ja päris läbi oma lugude seda räägib. Sest et meil on päris palju sellist, ütleme, meelelahutust, meil on palju esoteerikat, on palju sellist ka sellist niisama sellist nagu mula, kõike seda, ütleme, erinevaid valdkondi on, aga ma tundsin, et võib-olla, et see nišš oli sel ajal täpselt tühi. Ja võib-olla ka, kui minu asemel oleks keegi teine seda tegema hakanud, oleks selle teisel podcastil läinud väga hästi. Et lihtsalt sellel hetkel oli puudu selline naistele suunatud podcast, mis aitab naisi, võib-olla kuidagi julgustab naisi ja räägib siis erinevatel teemadel, mis naistele korda läheb. Et võib ka öelda seda, et õigel ajal õiges kohas ja see võib-olla jällegi on selline hea tõestus sellele, mis ma enne ütlesin, et hakka lihtsalt pihta. Sellepärast, et meil on ümber palju kreatiivseid inimesi, ma olen ka väga loov, aga lõpuks tuleb see, et kes selle idee ära teeb. Et sa võid rääkida pärast, et jaa, mul oli sama idee 2 aastat tagasi või 5 aastat tagasi. Nobody cares. Et selles mõttes, et meil kõigil on ideid. Loeb see, kes tegutsema hakkab. Ja ei tasu ka nagu üle mõelda, et ma oleksin samamoodi võinud võtta enne mingisugune 10 koolitust ja ma tegelikult oleksin ka tegelikult ju tahtnud, et mul oleks olnud ilus selline roosa stuudio ja kõik ilusti ette valmistatud, aga rahaliselt oleks see läinud ilmselt väga kulukaks. See oleks olnud juba hoopis teist nagu laadi projekt, sellepärast et sel hetkel ikkagi täiskohaga ka muud tegemised, et elutempo nagu ka seda ei lubanud. Et üksi niimoodi teha on see nagu väga suur valikuvabadus, et ma saan kasvõi nagu kell 3 öösel seda podcasti lindistada, kui ma varem seda teha ei jõua. Näiteks teie puhul, teil on ju kokkulepe, te pidite minuga kokku leppima, et ma tulen siia. Meil on siin stuudio, meil on kaamerad, tehnika, produktsioon, eks ju. Et see on nagu palju suurem selles mõttes nagu see commitment. Ja sel hetkel mul ei olnud seda nagu võimalik teha. Aga just see, et ma lihtsalt hakkasin tegema seda ja lõpuks ometi võtsin siis seda nõuannet ise ka kuulda, et hakka lihtsalt tegutsema ja mis siis, kui sa alguses oled konarlik, mis siis, kui sa alguses kukud, mis siis, kui mõni tuttav naerab sulle ja mõtleb, et appikene, mis asja ta nüüd tegema hakkas või mis tal hakkas, et ise on seal, seda ma natukene arvasin või kartsin, et ise siuke tõsiselt võetav inimene nii-öelda ja mul on siin päris nii-öelda karjääri ja olen päriselt siis nii-öelda suurel tähtsal positsioonil ja siis mõni vaatab, et mingi keskekriis või lolliks oled peast läinud või. Aga siis mõtlesin ka, mis siis? See mõtlesin nagu, et mul olid lapsepõlves päris paljud asjad tegemata, aga tänu sellele, et ma pidin minema väga varakult tööle ja miks ma võiks teha neid asju 40-selt, mida teised teevad 23-selt? Jolo. Aga kui sa ütled, et sa natukene kartsid seda, mida teised arvavad, kas sa saatsid oma esimese osa kuulamiseks ka kellelegi või sa panid kohe lihtsalt eetrisse? Minu elukaaslane, me oleme tänaseks küll lahku läinud, aga me oleme väga-väga head sõbrad. Et tema oli mul kindlasti kõige suurem tugi ja nõuandja. Et lisaks sellele, et ma tegelikult võtsin selle aja ju otseselt siis meie suvest ja meie suhtest, sellepärast et ma hakkasin seda siis just enne jaanipäeva tegema ja alguses ma olin ikkagi väga konarlik ja väga kaua võttis see mul aega see tegemine. Ehk tegelikult see limiteeris oluliselt ka neid asju, mida me koos tegime. Ja ta mitte kunagi ei öelnud mulle, et kuule, et me ei saa nüüd koos midagi teha või nii-öelda ei olnud selline pahane, vaid ta pigem nagu meeletult aitas mind sellega, et ta kuulas need podcastid üle. Ta ütles mulle, tead, see ei ole sina, keera juurde. Et tead, et kui ma esimest korda tegin seda podcasti, ma tundsin, et ma kuidagi muutun nagu, kuidagi üritan olla nagu asjalikum või ei julge päris kõike öelda või kuidagi tõeb see kramp nagu sisse natukene. Et siis ta kuulas ära, ütles kohe, et see ole sina. Pane ennast rohkem sisse, ole sina ise. Räägi seda, miks sa seda varjad. Kui sa juba paned ennast nii-öelda likku, siin sommid ütlevad niimoodi, et ütleb ennast nagu likku nii-öelda panna, et siis mine täiega, et kui sa juba teed, siis ta täiega. Ja ma arvan, et tänu sellele julgustusele
noh, see oli see, mis mind alguses nii-öelda pinnal hoidis ja miks jällegi on nii oluline see, et kes need inimesed on, kellega me ennast ümbritseme. Samamoodi ka minu sõbrad, eks ju. Et kui sul on ümber inimesed, kes pigem nagu ütlevad, et kuule, et lolliks oled peast läinud või et kus sa nüüd selle aja võtad või kelle seda vaja on või mingid hakkavad nagu nii-öelda maha tooma, eks ju, selle tee pealt, et siis selliste inimestega lihtsalt äkki peaks tegema järeldused, et võib-olla nad ei ole need sinu cheerleaderid, et ei tasu ennast selliste inimestega ümbritseda. Et mul ühesõnaga läks hästi. Kui palju sul on olnud sellist inimesi enda ümber ja ma eeldan, et kui sa oled märganud, et nad ei ole sinu vaibis, sa oled nendest justkui nagu loobunud, ja kuidas see protsess on käinud? Ma olen märganud neid inimesi enda ümber ja üks väga spetsiifiline tüpaaž on veel sellist tüüpi inimesed, kes on olnud minu jaoks olemas siis, kui mul on väga raske. Aga kui mul läheb hästi, siis nad muutuvad nagu mürgiseks. Ehk nad tõstavad mind siis, kui ma olen mudas. Aga ma ei tohi tõusta nendest kõrgemale. Ma ei tohi särada liiga eredalt, sest et nemad peavad olema nagu justkui veel kõrgemal. Et mul on sellise tüpaažiga nagu naiste puhul puutunud kokku. Ja ega ma ei oskagi midagi muud teha, kui ma lihtsalt olen hakanud siis ise mitte nagu seda kontakti otsima. Ja tänaseks mul on väga nii-öelda see usaldusring või see, ma teaks, et näinud seda filmi, seda Meet the Fockers, et seal on see ka, see seletab siis endine see FBI isa, et seal on see circle of trust. Et very difficult to get in, very easy to get out. Ja seal on omad reeglid, eks ju, et austus ja usaldus ja üksteisele parima soovimine ja toetamine ja kõik need asjad ja mida rohkem elu edasi läheb, seda rohkem ma olen selles suhtes nagu veelgi nagu kriitilisem, sellepärast et mina teeksin oma sõprade nimel kõik, aga ma ootan seda sama nagu vastu. Ja kui ma tunnen, et keegi mind justkui nagu väga ei taha toetada või ma tunnen ka sellist nagu kadedust, et siis mul ei ole vaja sellise inimesega nagu suhelda. Ja mõnikord see kadedus tegelikult tuleb ka võib-olla selle teise inimese ebakindlusest või teise inimese enda eluraskustest. Sellepärast, et on väga raske näha kedagi säramas, kui sul endal on väga raske. Aga ma tuletan siinkohal meelde, et me keegi ei sära 24/7 ja ka minul on olnud praegu siin päris sellised pöördelised ajad ja mul on olnud siin viimased paar kuud pigem isegi, ma ei taha öelda raske, aga ma ütlen, et vahepeal keeruline ja mul on olnud see suvi, selline suvi, kus ma tunnen, et mul on vaja nagu palju üksinda olla ja isegi ma pole suutnud siin 3 nädalat isegi Instagrami story'sid korralikult teha, eks ju, et meil kõigil on need ajad. Et ei tasu ennast nagu, see on minu otsus võib-olla nagu see, et ma ei taha panna Instagrami sellist story't, kus ma võib-olla seal nutan ja olen negatiivne, sellepärast et ma tahan süstida inimeste positiivsust, aga ma olen ka täiesti aus seejuures, et mul on samamoodi raske vahel ja ma samamoodi mõnikord ei suuda voodist tõusta või tahan telefoni vastu võtta või tahan täiesti üksinda olla. Et meil kõigil on need ajad ja meil kõigil on mured, et see, et tundub väljaspoolt, et ma olen justkui mingisugust unistuste elu ja ma olen rahaliselt vaba ja käin ja naeran, see ei tähenda seda, et ma teen seda kogu aeg. Me oleme kõik inimesed ja iga inimese mure on talle see kõige suurem mure. Vahet ei ole, kas on see, et said, ma ei tea, vaniljejäätise asemel šokolaadijäätise, kuna vaniljejäätis oli otsas või siis see, et sul näiteks laps on raske haigus. Loll näide, aga selles mõttes, et lihtsalt, et kui inimesel on nagu mure, siis talle tundub see mure nagu kõige suurem mure. Aga me ei tohi ära unustada, et meil kõigil on muresid. Ja võib-olla ühesõnaga see kadedus väga tihti, ma lihtsalt pean aru saama sellest, et tuleb lihtsalt sellest, et see ei ole midagi nagu võib-olla mulle, aga just sellest, et seal teisel inimesel hetkel on raske. Aga seal on kuskil mingi piir selles mõttes, et ma arvan ikkagi, et sõpradele me võiksime üksteist toetada igal juhul ja kui meie lähedane inimene, tal läheb hästi, et siis kaasa elades me saame ka ise ju tegelikult osa sellest teekonnast ja sellest rõõmust, et ei tasu ju kuidagi nagu nii-öelda oponeerida või tasub olla seal pigem selle nagu nautida seda reisi. Oled sa ise ka kadedust tundnud? Jaa, muidugi. Ja kas sa mäletad, miks või mis need põhjused olid või et mis su enda sees toimus sel ajal? Ma olen võib-olla kadedust tundnud nooremana, eriti just võib-olla seetõttu, et ma tunnen, et osadele inimestele kõik kuidagi nii kergesti ja et miks mina pean nii palju vaeva nägema, miks mina pean nii palju pingutama. Ka võib-olla see, et see minu teekond on võib-olla olnud natukene võib-olla pikem tänu sellele, et mul ei ole olnud kunagi sellist turvavõrku, mul ei ole lapsena kunagi olnud enda kodu, meil oli rahaliselt raske, mul ei olnud ka sellist nagu tuge kunagi, et võib-olla see, et mul on vahepeal selline nagu, et
tal on palju lihtsam, sellepärast et näed, ta elas seal kuskil suures majas, mõlema vanemaga käisid reisil seal ja noh, mina esimest korda lendasin vist, kui ma olin 23, et selles mõttes, et noh, et ma kuidagi tundub, et nagu, et natuke nagu enesehaletsuslik või kadedus nagu selline, et teil tuleb kõik nii kergesti. Aga ma olen aru saanud ka sellest, et paljud võtavad sama minu kohta, et mulle tuleb kõik nii kergesti. Ja me tegelikult kunagi ei tea, mis selle töö selle taga on või mida see inimene on pidanud sellest läbi elama. Et see kergesti tulev ka see, kes mulle tundub, et ta väga kergesti on, tal võib olla mingid teised probleemid, mis on väga sügavad ja mis panevad talle mingisugused hoopis teistsugused piirangud. Rääkisin hiljuti ühe uuema sõbrannaga ja just sellest, et just võrdlesime oma lapsepõlv näiteks, et mul oli nagu, mis mul olemas oli armastus, et näiteks see meeletult hea suhe oma emaga, see suhtumine, et sa saad kõike elus, mida sa soovid selles mõttes, et kui sa ise panustad, ei olnud kunagi mingit negatiivsust, oli hästi palju sellist, et mõtleme välja. Aga samal ajal meil ei olnud nagu olusid, eks ju. Temal oli vastupidi, ta oli korralikust perekonnast, tal oli majanduslikult kõik hästi, aga temasse süssiti jälle meeletult võib-olla sellist nagu ebakindlust, et kuidagi, et sa ei saa hakkama või kõike seda negatiivsust. Ja siis me just mõtlesime, et kumb tegelikult on hullem. Ja siis ma sain tegelikult aru, et mul on läinud paremini. Sellepärast, et nendest võib-olla sellest suhtumisest nagu välja tulla võib-olla sellest, et sus on kogu aeg nagu süstitud mingisugust alaväärsust võib-olla, et sellest on palju raskem välja tulla kui sellest, et ma otsustan, et mul on see suhtumine, et ma saan hakkama ja ma lähen tööintervjuule ja ma saan selle töökoha ja ma küsin palka juurde ja või ma teen oma ettevõtte või pakun ennast uuele töökohale, et see on palju lihtsam võib-olla kui see, et teha endaga seda suurt tööd, et aru saada, et kõik on võimalik. Aga jah, võib-olla minule on tulnud need jah, just võib-olla need, et see pigem see kadedus on tingitud sellest, et teistel on ju nii palju kergem. Aga nüüd ma olen aru saanud, et ei ole. Meil lihtsalt kõigil on oma raskused. Sõna, et muru tundub rohelisem teisel pool ja kõigil on alati parem kui enda. Täpselt, sellepärast öeldakse, et kui muru tundub teisel pool rohelisem, siis tasub enda muru kasta. No sina oled oma podcasti muru väga hästi kastnud. Kui nüüd keegi otsustab, et ta tahab sulle konkurentsi hakata pakkuma ja sarnast asja teha, siis mis oleks võib-olla 3 soovitust, mis sa annaksid neile? Lisaks sellele, et hakka pihta. No pane täiega, ma arvan, et meil Eestis võiks neid podcaste võib-olla veel ja veel, sellepärast et inimesed, noh, ma ei tea, kas meil on mingit sellist ametlikku statistikat, et mitut podcasti keegi nagu nädalas kuulab, aga ma näiteks oletan, et ma ei tea, et ma käin nädalas kõndimas 5 päeva nädalas, ma tahan ju tegelikult see 5 korda midagi kuulata ja see, kui näiteks podcast ilub siis kord nädalas või mõni kord kuus või noh, sõltuvalt mõni ebastabiilselt, mõni täpselt on ju, et selles mõttes tegelikult, et mahub nagu veel podcaste ja iga podcast, ma ütleks pigem sellele, et noh, konkurents on konkurents, mingis mõttes oleme meie ka konkurendid, eks ju, et meie ka sihtrühm tegelikult ju kattub suures osas, aga lihtsalt võib-olla pigem, et minu soovitus on leida ikkagi see nagu see oma nišš ja mitte kopeerida. Noh, kopeerimine on nagu igasuguse edu surm minu arvates selles mõttes, et ole sina ise, pane täiega, tee oma asja läbi oma vaatevinkli ja lõppega ma nagu ühest küljest konkurents on hästi tervitatav, teisest küljest ma enesekindel, et noh, mind on ainult üks. Et kes tahavad mind kuulata, kuulavad mind ja kellele meeldib mõni teistsugune inimene, kes võib-olla läheneb asjadele teistmoodi, kellel on teistsugune maailmavaade, tema siis kuulab rohkem seda teist inimest ja kõik on õnnelikud, kõik võidavad. Aga kui kopeerida teeb paremini? See tähendab seda, et siis on mul aeg paremaks saada ja see on ka väga hea ora. Minu jaoks tundub hästi raske see kontseptsioon, et sa teed kõike üksi. Kogu aeg, nagu meil on Sandrega nii hea lihtne, et me saame kogu aeg nagu täiendada ja üksteise energia pealt minna. Niikuinii küsime samu küsimusi põhimõtteliselt. Ühest suust. Et sa tõid välja selle positiivse poole, et üksi tegemisel, et sa võid öösel kell 3 teha, aga mis on need negatiivsed pooled üksi tegemisel? Et just see, mis sa praegu ütlesid. Ma olen väga üksi ja kuigi mind väga toetab nagu see, et kui minu podcasti jagatakse või mulle kirjutatakse, antakse nõu või teemade kohta, et millest võiks näiteks rääkida või kõik see, mida ka toetab, siis just see, et ma olen üksinda. Ja üksinda, kuigi noh, ma olen jutukes üsna või ma võin rääkida, siis täitsa üksinda rääkida on tegelikult raske. Ja ma olen proovinud erinevaid süsteeme, et proovinud märksõnadega, siis proovinud üldse mitte ette valmistada, siis proovinud terve podcast üles kirjutada. Ma olen proovinud erinevaid süsteeme, et leida nagu seda õiget, aga lihtsalt pidada nagu üle poole tunni või ütleme, mul on mõni podcast ka seal 1:15 pikk, et sellist monoloogi nii pikalt täiesti üksinda
ilma pausideta tegelikult on raske. Ja võib-olla see on ka põhjus, miks ma mõtlen, et võib-olla varsti ma hakkaksin võib-olla sisse tooma ka spetsialiste selles mõttes, et on valdkondi, millest ma tunnen, et ma oskan rääkida ja on valdkondi, kus ma tunnen, et ma oskan rääkida, aga ma tegelikult neist midagi väga ei tea. Et mõnikord on nii, et mõni valdkond, mis on sügavam, on vaja kaasata inimesi, kes päriselt on selles valdkonnas nagu spetsialistid, sellepärast, et isegi mina ei tea kõike ja eks on aega mingil hetkel natukene ka võib-olla upgrade ida seda, et oleks see võimekus, et kui ma näiteks olen rääkinud siis munarakkude külmutamisest näiteks, et siis ka tuua näiteks sisse mõne arsti see tagasiside sealt või erinevates sellistes vaimse tervise valdkondades võib-olla või valdkondades, kus on ikkagi see informatsioon, mida ma nagu jagan, on väga oluline, et see oleks adekvaatne ja tõene, sest ma ise olen nagu 100% siis nagu selline faktipõhise asja nagu uskuja ja ka teaduspõhise meditsiini uskuja, et ma sellist nagu ma ei taha nagu rääkida midagi, mis oleks kuidagi nagu vale või vastuolus siis nagu faktidega, kuigi loomulikult ma olen kõik omas mahlas ja väga selgelt ma eristan siis seda, et mis on nagu fakt ja mis on siis nagu minu arvamus ja minu arvamus võib isegi olla vastuolus mõnikord mõne faktiga, aga ma proovin seda alati siis nagu toonitada. Et kui ma midagi nagu räägin, et kas te saate nagu aru, et mina tegelikult selle valdkonna spetsialist ei ole ja mul selles valdkonnas siis tõesti siis seda doktorikraadi ei ole. Aga jah, ma tunnen, et see üksi rääkimine ongi kõige raskem ja et kõik, kes nagu podcastiga tahavad alustada näiteks, et siis on väga ka nagu mõnus viis alustada, aga võib-olla teha natukene ka lühemalt, et podcast ei pea olema tund aega pikk, eks ju, et saab seal nagu timmida. Et ta võib olla ka natukene lühem ja siis seda on kergem teha. Kas sa valmistad kuidagi või kui palju sa ette valmistad, et kui sa teed seda monoloogi, siis ma ei kujutaks ette, et ma seda teeks või siis kui ma teeks, siis ma peaks ülipalju lõikama, esiteks mingid nohid ja nagud ja ja siis vahepeal jookseb mõte kokku ja siis tahaks midagi muud juba rääkida, et kas sul on mingisugune fail ees või? Ma olen proovinud erinevat moodi kuni sinnamaani, et ma olen kirjutanud terve podcasti peaaegu ülesse, aga kõige paremini toimub mul selline asi, kus ma olen ikkagi piisavalt loomulik tänu sellele, et ma panen selle eesmärgi, nagu et millest ma räägin, siis ma kirjutan sinna nagu, et nüüd ma tulen enda see nagu, eks ju siis, et räägin siis need pidepunktid, et miks, kellele, miks, mille jaoks, mida teha, kuidas, et rääkida see probleem lahti. Ja siis ka mingisugused lõpus võib-olla mingid nõuanded, et panen selle luukere nii-öelda paika või need pidepunktid panen paika nii-öelda need sõnad. Aga ma teksti ei kirjuta, vaid ma tean, et mul on siin nüüd see järgmine koht, kus ma nüüd räägin selle ümber ja selle ma räägin nagu kõik ise. Mul ka jookseb vahel juhe kokku. Ja siis ma lihtsalt teen sellest kohast nagu uuesti. Et nagu ütlesin, et siis esimene episood ma vist lõikusin seda, ma ei tea, 50–100 tükki vist, kui ma vaatan praegu, mul on alles see garage bändis nagu need väiksed siilakad. Aga mul on täiesti olemas ka episood, kus mul on nagu null lõikamist, et see lihtsalt, ma arvan, et need, kes, mul on päris palju selliseid kuulajaid, kes nagu just nüüd, alles nüüd avastavad, eks ju, ja siis ongi kuulanud järjest ära mingisugune 50 episoodi. Ja ma arvan, et nemad saavad rohkem aru ka sellest minu teekonnast, sellepärast, et see minu võib-olla viis rääkida, et see on ka vahepeal nagu arenenud, et alguses võib-olla rohkem selline kontrollitud ja hiljem võib-olla natukene rohkem selliseid pikemaid pause sisse ja paar sellist, et ma saan aru, et kõike ei pea päris välja lõikama. Et see on olnud teekond, aga ega me muidu ei saa paremaks kui siis, kui me ju tegutseme. Ja üks osa mul ka enesekindlusest ja just, et mis tegelikult tõstab enesekindlust, on ka ikkagi tegelikult tegutsemine. Me ei saa saada enesekindlaks, kui me ei tegutse. Sellepärast, et kui me tegutseme, meil tekib kogemus ja tänu kogemusele me saame enesekindlamaks. Ja see podcastiga alustamine, see lihtsalt on teekond ja me ei ole keegi täiuslik alguses. Sa mäletad meie osasid, oi kui palju seal sai lõigatud, kõik sai välja Sina lõikasid, mina ei teadnud midagi ja seal. Ja täna ei ole, ma ei tea, 2 lõiget on, Patrik. Okei, natukene võib-olla lõikab siin midagi välja ka. Kui jutt läheb liiga pikaks. Jah, lõpust maha lihtsalt. Tuimalt, vaata, me ei ole üle kuulanud, äkki pärast ongi mingi 50 minutilist. Kusjuures, kas sa kuulad ise oma saateid pärast hiljem üle ka? Ma teen... Paar korda on juhtunud, et on väga kiireks läinud ja ei ole kuulanud ja need mõlemad korrad on suurem jama ka järgnenud sellele. Et ükskord, õnneks mul antakse kohe nagu märku sellest, et tead, et sul kuidagi hakkib seal midagi või podcastis lõpus oli mingi veerandtunnine mingi tühi paus, eks ju, et ma tavaliselt, kui ma valmis teen,
siis mul ma proovin ta ühe korra läbi kuulata, näiteks niimoodi, et ma panen ta klappidesse ja siis lähen kõndima ja kuulan ta nagu niimoodi juba, ma panen ta üles ära tegelikult juba, aga siis ma nagu kuulan ja ma saan siis seda damage control'i nagu siis pärast teha, kui seal mingi suurem katastroof on, eks ju. Ja üldiselt on ikkagi niimoodi, et nii kurb kui see ka ole, on nii, et iga kord, kui ma podcast ära teen, ma on ikkagi see tunne, et ma oleksin saanud seda teha 10 korda paremini ja peale igat podcast'i on mul selline tunne, et ma tegelikult homme teen ta veel üle, ma teen homme uuesti, aga lõpuks tuleb ülehomme, siis ma teen ülehomme uuesti. Ja siis ma mõtlen, et lõpuks uus osa tuleb peale, ma praegu tegelikult ei jaksa. Aga isegi nende podcast'i episoodidega alati on selline tunne, et midagi jäi ütlemata, midagi oleks saanud paremini, et aga midagi ei ole teha. Et Nii ei saaks teha täpselt ja, aga jah, ma kuulan üle ja olen siis teinud ja mul oli viimane nüüd olukord oli siin nüüd täna hommikul kusjuures, sellepärast, et ma olin täna hommikuks saanud 3 kirja oma Instagrami. Ja nüüd üsna nagu identsed kirjad selles mõttes, et just avastasin su podcast'i, hakkasin kuulama, aga ainult 4 viimast osa on üleval, et kas nagu varemad ei saa kuulata ja alguses mõtlesin, et esimest kuidagi mõtlesin, et okei, et mingi äpi teema kellelgi või midagi. Ja siis vaatan, et ei olegi nagu Spotify's podcast'i, mõtlesin ka, et edetabelis kuidagi kukkunud sinna tahapoole ka ja vaatan, ma ei saanud aru, mis jama on. Aga mul oli krediitkaart kuidagi siis kopeeriti siis mingil hetkel ja ma pidin uue krediitkaardi tegema endale ja minu makse ei olnud läbi läinud siis nagu mingi SoundCloudi mingi premium paketi makse. Ühesõnaga minu see SoundCloud oli nad eemaldanud siis nagu äppides sellepärast, et mul oli arve maksmata. Ja täna ma siis täna hommikul panin siis sisse siis nagu oma need uue krediitkaardi koodid sinna ja nüüd on see podcast uuesti ilusti üleval, aga selliseid asju juhtub. Aga õnneks on nagu see, et mulle alati antakse nagu teada. Nii lahe. Jaa. Oota, kas on väga huvitav kuulda seda poolt ka, et kuidas sina üles laed, et sa laedki SoundCloudi siis ja siis. Jaa, ma teen nii, et ma teen GarageBandis. Ma sealt ekspordin ta siis sellesse WAV faili nii-öelda, eks ju. Ja selle faili ma laen siis üles SoundCloudi, kust siis RSS koodiga ta läheb siis Apple'i podcasti, ta läheb sealt podcast.ee ja Spotify ja kõik need muud kohad ka, kes selle siis tõmbavad sealt nii-öelda. Et siis kui keegi tahab teha, siis nüüd teate, kuidas. Jaa, väga lihtne on ausõna. No me oleme podcastindusest nüüd päris palju rääkinud. Ja mis ei tundu minu jaoks tegelikult ikkagi üldse lihtne, kuigi ma tean, kõik räägivad, et see ei ole üldse midagi, on tegelikult investeerimine. Sest et mina olen siuke rookie investeerija, ma olen otsustanud, et ma olen laisk investor. Nii et ma vaatan võib-olla korra kuus oma portfelli, praegu see vaatasin mingi paar päeva tagasi täiega miinuses. Üldse ei taha seda puutuda, mõtlesin lasta olla, mis siis ikka, natuke on küll seda nii vaatad. Aga mida sina oskaksid soovitada siis alustavale investorile? Esiteks ma ütlen sulle, et sa oled väga tark investor. Sellepärast, et väga palju vigu teevad inimesed just rapsides. Ja nagu ma rääkisin seda enda Apple'i lugu, eks ju, et oli just see, et läks punasesse müüsin maha. Ma ei tea, mitusada korda see aktsia praegu siin tõusnud on, ma tegelikult peaksin teadma, aga viimast infot mul ei ole, eks ju, aga ütleme, ma oleks väga palju rikkam, kui poleks maha müünud. Ja see oli päris suur summa, mis ma sinna panin. Ja olin just siis oma korteri maha müünud, et mul oli päriselt oli nagu suurem summa sinna panna korraga. Et investeerimine on pikaajaline. Ja kui sa mõtled, et mis on nagu see sinu eesmärk, eks ju, on see, et pikaajaliselt kasvatada väärtust, luua endale turvatunnet tulevikuks, praegu sa oled, eks ju, noore tegus, mingil hetkel tulevikus loodetavasti ka noore tegus ja või vanem tegus, aga et see turvatunne ja see loob aeglaselt ja kõik käib üles ja alla. Et tegelikult see, et kui sa oled selline nagu, sul on mingid kindlad asjad, mida sa teed, paned siin iga kuu mingi kindla summa, see on täiesti piisav. Alustavale investorile ütlen nii palju, et mul on 2 nõuannet, et esiteks, kui me üldse räägime investeerimist, meil kõigil on oma mingisugune asi, mis meid kõnetab ja ka hea on see, kui see investeeringud on mitut tüüpi, eks ju, et investeering võib olla ka selline asi, et mis sind ennast nii väga huvitab, et sa tahad selle valdkonnaga olla nii palju kursis, et see on sulle justkui ka nagu hobi, et sa hea meelega uurid seda valdkonda ja siis investeerid neid võimalusi, on ju. Teine on rohkem selline nagu passiivne, et sul on hobid on mujal, aga lihtsalt kasvatad seda oma potti. Et sellisel juhul loomulikult esimene asi on 3. sammas täis panna, see on nagu reegel, üldse pole mõtet hakata mujalt üldsegi nagu rääkima, kui see, et 3. sambasse siis paned siis kuni 15% oma brutopalgast või 6000 eurot aastas, sellepärast, et sealt me saame siis tagasi siis tulumaksu ja edasi võib-olla siis ka sellised nagu lihtsad, sõltub nagu nüüd summast, eks ju, et kas siis investeerida siis edasi näiteks kuskile indeksfondi või et seal edasi on juba inimesed vaatavad nagu erinevalt, et kuhu nad soovivad investeerida. Aga see võib-olla on see kui kõige sellisem nagu lihtsam. Alustaval investoril pole see põhiküsimused on pigem ka nagu hästi palju selles, et kus seda raha üldse leida, eks ju. Ja selle puhul ma ütlen nii, et
ega me raha säästes ainult ei jõua ka väga kaugele. Säästmine on pigem oluline selleks, et me tekitaksime endas mingisuguse harjumuse. Et me ei lööks kõike laiaks, et meil tekiks nagu harjumus säästa. Säästmine on sellepärast oluline. Aga tegelikult see raha tuleb ikkagi sealt, et me loome endale lisavõimalusi. Ja sellest ma olen ka teinud ühe Blondcasti episoodi, mida nimi on siis kuidas leida äriideed. Ja just, et ükskõik mis valdkonnas sa tegutsed, ükskõik mida sa teed, kus sa iganes oma elus oled, meil on kõigil võimalus leida erinevaid viise, et kuidas seda raha nagu juurde tekitada. Ja kui me seda raha nagu juurde tekitame, meil on võimalik ka seda nagu rohkem investeerida. Aga tegelikult ütlen ausalt, et ei ole absoluutselt mitte mingisugust mustkunsti. Jällegi tuleb pihta hakata, sellepärast et liitintress, kes ei tea, mis on liitintress, et siis guugeldaga, et pange endale Excelisse, et nagu öeldakse, et investeerimisega õige hetk alustada oli eile ja teiseks parim hetk on täna. Et ärge lükake edasi, sest aeg on see, mis teeb selle erinevuse. Mitte nii palju see summa, kui sa sisse paned, vaid aeg. Aga kui me räägime sinu portfellist, sul on päris mitmekesine, on ju. Okay, 3. sammas on, sul on aktsiaid, sul on indeksfondid, sul on kinnisvara. Kas sa oled krüptomaailma ka läinud? Ma ei ole veel läinud, aga sest minu jaoks krüpto on olnud selline, mina ei võta krüptot nagu investeeringut, mina võtan krüptot natuke nagu sellist loteriidu mängu ilu, et selles mõttes, et seal võib nagu pööraselt võita, aga seal võib ka väga palju kaotada. Ja see ei ole nagu, see on väga volatiivne, väga ebastabiilne. Ja ma olen mõelnud siin praegu, et kuna krüpto ei ole väga heas kohas ka, et sinna mingi sellise nagu, mingi summa võiks sinna panna sellise paar protsenti näiteks oma portfellist, et mingi selline summa, et kui ma selle kaotan, siis ma oma ööunde kaota, aga kui ma võidan, siis see on nagu väga äge, et sealt tuleb mingit võitu. Ja aga noh, suuremad summat, et kes on siin eriti just alustavad, et ma arvan, et noh, krüpto ei ole kõige parem koht sellepärast just, et on nagu väga volatiivne ja me tegelikult ei tea, et kuidas, noh, see on nii, esiteks ta on päris uus ja ta käib ikkagi nii palju üles alla, et noh, võid meeletult võita, võid ka väga palju kaotada, et mina oleksin natukene ikkagi, ütleme, noorematel loomulikult on kasulikum võtta suuremaid riske, aga võib-olla kui täitsa alustada, siis võib-olla mitte krüptost. Ja ma ei tea nüüd, ma ei tea, kas see fakt on õige, aga ma kuskilt nüüd inglisekeelsest podcastist sai mul kõrvu selline lause ja ma ütlen, et ma ei tea, kas see on tõsi, et 80 000 krüptomiljonäri ei ole enam miljonärid täna. Noh, kõik, mis praegu on toimunud, eks ju. Et mis on nagu krüptomiljonäridel võib-olla, mis natuke võib-olla võib nüüd eristada ja ma nüüd oodan, et ma nagu liiga ei lahterda. Aga et võib-olla selline lihtsalt tulev raha on ka selline lihtsalt minev raha. Ja mina kogesin seda siis, kui ma ise siis oma esimese nii-öelda kroonimiljoni kunagi teenisin ja kus ma selle siis laiaks lõin. Et noh, et mis on siis nagu oluline, et sa teenid siis selle meeletu summa, ostad endale sportauto, 20 000 eurose käekella või 50 000 euro käekella, oma reisid, jääd jood kusagil kristallšampanjat kusagil Marbellas, eks ju. Et noh, see tegelikult ei ole selles mõttes nagu jätkusuutlik. Ja et kui me räägime investeerimisest, siis see tegelikult ei ole tegelikult see, mida mina pean nagu investeerimise all silmas. Investeerimine on nagu jätkusuutlik pikaajaline väärtuse kasvatamine. Aga pikk vastus küsimusel on see, et jah, ma kindlasti midagi panen krüptosse, aga sellise summa, millega ma ööunde kaota. Kui kaua sul läks aega, et saavutada siuke finantsvabadus? Tegelikult noh, sõltub, et mida me nagu nüüd vaatleme. Vanuse mõttes, eks ma võin öelda, et ma olen finantsvaba nüüd täna 40-selt, võib-olla noh, sõltub, et finantsvabadus on ka ju väga erinevatel inimestel, eks ju, et sa võid olla finantsvaba võib-olla 100 000 euroga ja mõni ütleb, et 10 miljoniga, et see sõltub, et mis on nagu sinu need vajadused, et mis on sinu ootused elule, et kas see, et sa oled väikses korteris väikelinnas ja sul on nagu söögiraha või see, et sa saad nagu reisida ja omada kõik, mida sa tahad, et kus see piir nagu läheb. Mina olen aru saanud sellest, et mul ei ole üldse nii palju vaja, kui ma alguses kunagi arvasin. Et mul on täiesti selles mõttes nagu kõik on nagu okei ja minu õnnetunne sellest enam ei sõltu, et kas mul on nüüd 10 miljonit ja 100 miljonit, et selle õnnetunde koha pealt mul on nagu heas kohas. Vanuse mõttes võib-olla ma ei saa öelda, et mul läks liiga kiiresti, sellepärast et oleks võinud minna ju veel kiiremini, kui ma oleksin teinud targemaid otsuseid. Aga nüüd õppides oma vigadest, siis see lõpp läks mul kiiresti. Et nüüd, kui ma ütlen nii, et kes mu lugu ei tea, et see on üleval ka vist erinevates kohtades, aga jah, et ma siis eelmise kriisi ajal kaotasin kõik ja pidin nullist alustama. Ja alustasin siis uuesti 2013 minnes siis tööle Itaaliasse.
ja see suurkorporatsiooni palk ja need võimalused olid nagu palju suuremad ja ma sain palju rohkem hakata kõrvale panema. Et sealt ma siis liikusin Londonisse, kus veelgi olid suuremad nagu sissetulekud, et minu säästumäär oli seal isegi üle 80% palgast. Et lihtsalt see lõpu, ütleme, spurt oli mul päris kiire, aga jällegi, et noh, kas ma olen nagu nii-öelda lucky või kas mul vedas või kas ma tegin selleks midagi. Tegelikult ma ju tegin selleks midagi, sest et mina olen see, kes nagu ennast sinna tööle pakkus. Mina olen see, kes sinna tööle läks ja ma olen see, kes seda tööd nagu tegi ja meil kõigil on see võimalus. Et ma ei teagi, kiiresti või pikalt, et saad ise otsustada. Ma praegu tunnen teagi, et ma peaksin arvuti juurde minema ja kähku midagi ostma. Kuidagi nagu investeerima natukene midagi seda raha, mis lihtsalt tark ei torma, aga raha tegelikult tasub ja ikkagi nagu võiks natukene ikkagi kasvatada. Või praegu muidugi selline hetk, et kus ma ütlen ausalt, et ka kõige targemad inimesed tegelikult päris täpselt ei saa aru, mis toimub. Et kas osta korter, müüa korter, kas investeerida aktsiatesse, kas hoida raha, et kohe tuleb mingi krahh või noh. Jep, täpselt. No ütleks selle peale, nobody knows. Päriselt. And we will never know, ainult tagasiulatuvalt. Aga lihtsalt tõesti, et võib-olla pigem säilitada rahu ja lihtsalt teha kaalutletud otsuseid. Koduost näiteks, minu meelest on alati hea ost üürikorteris elamisega võrreldes, eks ju. Ja ka mina ostsin eelmise kriisi ajal endale siis kodu tipust, absoluutsest tipust ja selle korteri väärtus siis kukkus vist mingi 40-45% isegi. Täna see korter on palju kallim. Et selles nagu juhtub siis juhtub, et selles mõttes, et kui kodu on kodu, eks ju. Lolliks ei maksa muidugi nagu minna, et jällegi koduostuga on ka nii, et mõnikord meil ei ole tegelikult nii palju vaja, kui me arvame, et äkki et mõtleme, et mis on meie vajadused, mitte et kuidas see asi jälle teistele nagu välja paistab, et äkki see on nagu sekundaarne. Aga üks koht, kus sa väga palju oled ja kus väga palju teistel välja paistab, on Instagram ja sotsiaalmeedia. Kas sul on mõned sisuloojad nii Eestis kui ka välismaalt, keda sa jälgid, keda sa mõtled, jaa, nemad teevad hästi, mulle meeldib see, mis nad teevad. Tead, mulle meeldivad need sisuloojad, kes on autentsed. Ja Eestis, ma ei taha paar nime sellest nimetada, et kui ma nimetan teised, siis on nagu, kes seda välja on, siis need on pahad, eks ju. Aga minu meelest on nagu 2 tüüpi sisuloojaid täiesti. Nagu, mul on ühed sisuloojad, kes tundub mulle hästi ehedad ja ma näen nagu, et see nende isiksus kumab sealt nagu läbi. Ja mulle meeldib jälgida neid inimesi, kes on ehedad. Ja see ehedus ei tähenda seda, et sa pead alati meikimata sinna ekraanile tulema ja nutma, eks ju. See võib olla ka see, et sa näitad, kes sa sina nagu päriselt oled. Ja siis on neid, kes kuidagi tunduvad mulle sellised ma tegelikult ei saagi nagu aru, nad on nagu mingi müüri taga, eks ju, ja ma kuidagi väga raske nendega nagu samastuda, et kuidagi nagu külmad ja nende sisuloojatega mina nagu väga ei samastu. Et mulle meeldib see vahetus ja ehedus, väike huumor. Mulle väga meeldib, kui Instagramis näidatakse ka igasuguseid faile ja nagu behind the scenes selles mõttes, et tegin siin näed mingi siukse asja, aga tegelikult nagu real life on nagu see, et tegelikult läks kõik pekki. Et mulle endale nagu väga meeldib nagu see suund ja meil on Eestis päris mitu väga head influencerid, kes tegelikult seda suunda viljelevad, et just see ehedus ja just see, et näidata seda päris asja. Ja ma arvan, et see on, ka nemad ise teavad seda, et sellega tegelikult nad võidavad väga suurt poolehoidu, et inimesed tahavad tegelikult ju samastuda. Aga teeme komplimendi, viskame ikkagi nagu 3 nime õhku, kes sul esimesele pähe tulevad. Mulle meeldib Liisu Miller. Meeldib ka meile. Ja mulle meeldib, ma lihtsalt nii kardan, ma tegelikult nagu välja jätta nüüd. Home in Estonia meeldib mulle väga, sellest ta on ka selline hästi kift ja selline ehe. Mulle meeldib Liisa Connor, aga ja ma kõik nimed ära nimetame selle pärast, ma saab keegi välja, just nagu veel on neid, veel on väga ägedad imelisi influencerid. Ütle, et me panime sulle piiri ette, lubasime piiri ja võin nimetada veel väga palju neid, ma võin terve oma Instagramist hakata seal rahulikult. Üldiselt on niimoodi, et ma ise ei follow kedagi, keda ma tuliselt ei fänna. Et siis mingi vaadake lihtsalt sinu followeride list üle. Kui ma kahtlasi kontosi ka seal muidugi olla. Aga kui palju sa üldse ise sotsiaalmeedias aega veedad nii-öelda scrollides lihtsalt? Liiga palju ilmselt, sest et tegelikult ma isegi olen tegelikult mõelnud selle peale, et äkki teha endale mingi teine konto, kus ma jälgiksin ise teisi. Selles mõttes, et ma tunnen, et kui minu jaoks on see ka see podcasti osana ka see Instagram justkui nagu töö, et ma olen nii kergesti nagu distracted või mis see eesti keeles, vabandust, nagu ma lähen nii kergesti, läheb mõte mujale, et kui ma hakkan seda tegema ja ma satun sinna sellesse scrollimise lainesse, siis ma ei suuda seda asja ära teha, aga minu jaoks on oluline pakkuda väärtust oma jälgijatele, mis tähendab seda, et see on tegelikult prioriteet, et ma saaksin
oma jälgijatele väärtust luua. Ja mõnikord see läheb natukene nagu lappesse, et ma olen isegi nagu mõelnud, et huvitav, et äkki ma peaksin tegema nii, et ma ise nagu väga ei jälgi kedagi, aga samal ajal äkki siis jälgi näiteks oma privaatkonto pealt neid kontosid, mis mind inspireerivad. Teisalt ma jälle hakkan siis nagu põnnama, et huvitav, et kui vaataks, ma jälgin ainult 10 kontot, kas siis see teeb mind kuidagi nagu ülbeks näiteks, vaataks, et kas ma olen nagu ülbik, et mul ei kõlba kedagi jälgida, eks ju. Aga kui ma seda kunagi ka teeksin, see on pigem lihtsalt sellepärast, et ma lihtsalt nii kergesti, ühesõnaga mul on probleem ütleme kõrval noodina lihtsalt, et äriliselt ei ole see hea lüke. See ei ole mitte ainult äriliselt, aga just kui ma mõtlen nagu jälgijaid, et nemad tahavad ja nemad jälgivad mind sellepärast, et midagi saada, aga neid tegelikult, kas neid väga huvitab nagu lihtsalt see, et on mingi trillala-trullala, nad tahavad mingit väärtust sealt saada. Ma pean looma ju tegelikult mingisugust väärtust ka, et kui ma iga hommiku panen endast nagu selfie, et noh, ma ei tea, kas see on nagu väärtus. Täiesti sõltub selles mõttes, et mina jälgin aeg-ajalt täiesti absurdseid asju lihtsalt sellepärast, mul see karakter meeldib, on ju. Ja, aga ühesõnaga, et kui ma seda kunagi teen, et see ei ole sellepärast, et ma olen ülbus, on sellepärast, et ma ei saa lihtsalt oma eluga hakkama. No ütleme, et Instagrami algoritmile sa siis enam ei meeldi, kui sa niimoodi teed. Sinu konto siis enam ei meeldi, sellepärast, et sa ei interakti sealt teiste kontodega ju, sest sa teed seda ainult töövahendina, sa lähed sinna korraks, paned postitusi üles, sa lähed ära, ehk siis su konto ei ole nii väärtuslik algoritmi silmis. Vahi kurja, aga siis ma seda ilmselt ei tee. Et ei ole võib-olla strateegiliselt kõige parem. Siis ma seda ei tee, siis ma annan kuuma, ma hakkan rohkem veel follow oma kõik. Aga kuidas sa ise tunned, kas sotsiaalmeedias pidev scrollimine mõjutab sind ka kuidagi vaimselt? Ja kui siis kas positiivselt, negatiivselt? Ma olen teinud niimoodi, et kui mõni konto on meid mõjutanud nagu negatiivselt, siis ma olen lihtsalt selle konto unfollowed ja mitte üldse sellepärast, et see inimene on nõme või üldse mitte sellepärast, selles ei ole mitte midagi isiklikku. Mul võib endal olla mingisugune isiklik mingi trauma või asi või miks see praegu minuga ei resoneeru või miks see meid ärritab, mis on väga hea enda sissevaatamise koht. Aga mul on lihtsam jälgida neid kontosi, mis mind kuidagi kõnetavad, millega ma samastun ja mis pakuvad mulle head emotsiooni ja energiat. Et see on lihtsalt enesekaitse sellepärast, et näiteks mäletan, see oli mitu aastat tagasi, nii loll lugu, natuke piinlik rääkida, aga ma ei tea, miks ma jälgisin, ühesõnaga ma olin vegan kunagi, Londonis ma olin vegan mitu aastat ja siis ma jälgisin päris palju ka nagu vegan kontosid. Ja siis ma sattusin ühe konto peale, kus oli siis üks vegan tüdruk Saksamaalt, kellel oli vist 300 000 jälgijat. Ja noh, ma räägin nüüd ajast siin 2000, ma ei tea, 14-15 vist, noh, ühesõnaga mul oli kunagi suured ambitsioonid selle vegan kontoga ka, aga noh, sellega läks nagu ikka. Ja siis ma vaatasin seda vegan kontot ja see tüdruk oli siuke, noh, ta tõesti, ta oli siuke nagu väga peenike, no ütleme teid ausalt liiga peenike. Ja kõik tema nagu need vegan pildid olid nagu see, et tal oli ainult ühes käes oli arbuus ja teises oli õun, eks ju. Ta ei söönud, nagu tunned, see tüdruk esiteks söö mitte midagi. Vegan ei tähenda seda, et sa ei söö midagi. Vegan ei söö jänesetoitu. Vegan ei tegelikult päris toitu ja päris inimesed, eks ju. Ja ma hakkasin mingi hetkel aru saama, et see tüdrukul on päriselt nagu probleem. Mul tundus, et tüdrukul on päriselt on mingi anoreksia või mingisugune probleem. Ja see hakkas mind nagu ärritama, et ma vaatasin, kus kõik kirjutavad talle, et kui ilustan ja see tüdruk nägi välja nagu täiesti nagu inimvare. Noh, sa näed, et see inimene, sa näed juba, et see inimene ei näe nagu, et see ei tundu nagu loomulik. Ja see nagu selle promomine ka, et ma olen vegan ja ma söön ainult puuvilju, eks ju, et see oli täiesti absurd. Ja siis ma nagu sain aru, aga miks ma seda teen, kui ma kogu aeg närvi jään. Ja siis ma unfollow sin ta. Ja huvi pärast siin paar aastat tagasi läksin uuesti seda kontole. Ja nüüd tal on täiesti uus konto, kus ta räägib paranemisest anoreksiast. Ja ta on väga hea välja. Ta on endiselt väga sale, aga ta on välja terve ja ütleme nii, et mul sisetunne ei valetanud, et ta tõesti räägibki sellest, et kuidas tal oli toitumishäire ja tema nüüd motiveerib teisi, et kellel on ka toitumishäire, et tulla sellest nagu välja, et tema konto on muutunud. Aga tema konto oli üks see, kus ma tundsin, et ärritab. Kõik kiidavad, miks ta ei ütle talle, et tegelikult on probleem, eks ju. Siis mõtlesin, miks ma ennast ärritan. See on niisugune hea näide võib-olla ja ma arvan, et ka teine võib-olla ka mingisugune võib-olla kadedus, et kui sa näiteks jälgid mingisuguseid kontosid, kus kellelgi on midagi, ma ei tea, kas tal on mingi äge auto või ilus kodu või tal on, ma ei tea, pere või palju raha või ta on liiga ilus sinu jaoks, mingi asi kogu aeg ärritab. Esiteks hästi hea koht vaadata enda siis, et miks ta sind ärritab? Miks ta sind ärritab? Äkki see on hea koht saada ise paremaks, esiteks. Aga teiseks, kui see kogu aeg ärritab, aga ära aja ennast ise närvi nagu, et mis sa jälgid teda siis? Mis see annab sulle nagu? Et tee järeldused, et järelikult, et see on minu see nii-öelda Achilleuse kand, eks ju, ma pean ise paremaks saama, tegutse sellega, aga samal ajal siis ära aja ennast iga päev nagu närvi. Ma arvan, et see on siuke väike nõuanne, mida ma ise olen nüüd jälginud ka. Aga mulle väga meeldib, et sa tõid välja siin, et erinevatel kontodel on ka erinevad missioonid, on ju. Mis sinu siuke primaarne missioon on, mida sa tahad võib-olla ühiskonnas täna muuta kõige rohkem? Minu kõige suurem prioriteet on süstida naistesse enesekindlust ja eneseusku
aga samal ajal ka võib-olla õpetada neid vaatama ka peeglisse, sellepärast et mulle väga ei meeldi ka see lähenemine, et meil on kõigil peavad olema jube kõrged standardid ja standardid siin ja standardid seal. Nagu, kes sa ise oled? Selles mõttes, et mõnikord äkki ei tasu teistele neid kõrgeid standardeid luua, kui sa ise ei vasta standardile nii-öelda või sa ise, standard on see loll sõna esiteks. Aga just see, et alusta iseendast, alati alusta iseendast. Sa ei saa muuta teisi inimesi, saad muuta iseennast ja siis hakkad sinuga juhtuma ka head asjad. Et pigem nagu enesekindluse, eneseusu kasv, mitte läbi selle, et sa kõigile standardid hullult ümberringi, vaid saa ise paremaks ja läbi selle kasva ja saa paremaks, enesekindlamaks ja su elu läheb järjest paremaks. Et pigem nagu see, ma tunnen, et on see minu missioon, aga ma ei tunnista nagu või tõele aru andes ma ütlen, et ega ma ei ole nagu seda veel liiga hästi oma Instagrami kanalis nagu veel nii-öelda teostanud. Aga working on it. Oleme ootel selles mõttes, et sa inspireerid juba igapäevaselt, aga ootame, mis sul siis teine laine siin veel endast. Aitäh, tuleb, ma luban, tuleb täiesti selline 2.0 veel, et hetkel olen tegemas oma elus siin mõningaid muudatusi, millest ma varsti räägin ka. Appi kui põnev, ta juba 3. korda ütleb seda ja mul on niimoodi, et kas ma tahaks let's piinida või mitte. Tead, see on selline asi, et äkki sa tahaks Be First saates midagi välja. Ma ei saa seda sellepärast öelda, et see muudatus, mis mul tekib, on nagu kindel, aga see muudatuse nagu siis need tähtajad ja asjad kõik praegu on nagu niimoodi, et ma reedel nagu nii-öelda võtan mingisuguse otsuse vastu. Ja kuna täna me nüüd lindistame seda podcasti siin nüüd teisipäeval, eks ju, et ma täna veel ja ma ei saa öelda midagi, mida ma veel nagu selles mõttes ei 100% ei tea. Aga saade ei lähe kohe üles, see läheb võib-olla paari nädala pärast. See läheb alles 6 aja pärast üles ja meil on siin 3 saadet. Me lõikame välja, kui see ei lähe ellu. Ütleme niimoodi, et need muudatused on sellised, mis annavad, ma annan sellise vihje, et muudatused on sellised, mis annavad mulle rohkem vabadust teha rohkem seda, mida ma armastan. Ja pühenduda rohkem sellele, mida ma armastan, mis on siis minu podcast, mis on Instagram ja mis on siis väärtuse loomine naistele, kes tahavad saada paremaks. Nii põnev. Nii et minge pange follow sellele Instagrami kontole ära ja siis saate mingi hetk teada, mis see muutus on. Lihtsalt huvi pärast küsin, kas äkki mõned teemad, millest sa sealt siis oma Instagramis ja võib-olla ka podcastis hakkad edaspidi rääkima, on kuidagi seotud ka keskkonnaga, et kui palju sa nendele teemadele mõtled? Keskkonnale ma kõige rohkem hakkasin mõtlema just sel ajal, kui ma olin ise vegan. Sellepärast, et veganid on ju ka erinevatel põhjustel veganid, et kas selleks on siis tervis, kas selleks on keskkond, kas selleks on loomad. Ja see oli võib-olla minu jaoks selline suurem nii-öelda, see ei olnud minu põhjus, miks ma olin vegan, aga see oli minu jaoks selline suurem võib-olla nagu see infotulv, mis minu nagu selle all jõudis, oli palju suurem, et mis puudutab meie keskkonda või millises olukorras on meie planeet. Ja ma ei ole ise väga selline, ma ei ole eeskujulik kindlasti keskkonna mõttes, aga ma mõtlen sellele palju ja ma annan endast parima, et teha valikuid, mis on keskkonnasõbralikud, aga ma kindlasti ole täiuslik. Ma ei välista, et ma kunagi ostan endale suure mootoriga auto. Ma ei saa öelda, et ma kunagi seda ei tee. Kuigi tegelikult ma peaks ostma endale elektriauto, eks ju. Täna mul ei ole üldse autot, mis on väga keskkonnasõbralik. Elektriautod ei ole ka alati kõige keskkonnasõbralikud. Võtke see Bolt Drive. Aga siin on jälle see teema, eks ju, et paljud asjad, mis meile tunduvad, et on, tegelikult ei ole. Muidu te ostad mingit öko-avakaadot, tegelikult on toodud kusagilt nagu nii kauge, et seal jälle ei ole, eks ju, keskkonnasõbralik. Teiseks on mingisuguste asjade või keskkonnasõbralike asjade just tootmises kulutatud palju nagu mingid vahendid, mis ei ole keskkonnasõbralikud. Et seal on jälle näiteks, see on nii keeruline. Et isegi inimene, kes mõtleb, et ta teeb ma parima, tegelikult võib-olla ei oska käituda. Isegi ma kuulsin vist kilekoti kohta mingit teemat, et ma võib-olla valetan, aga see oli vist ka kuidagi, et mingi süsteemi läbi see kilekott isegi on vähem keskkonda kahjustav kui riidekott. Ma ei tea, kas sa oskad seda? See on küll selles mõttes, et peab ikka väga hästi vastu ja tootmiseks kulub vähem tegelikult. Plast on väga hea materjal. Inimesed lihtsalt ei oska seda kasutada. Plast on imeline materjal, aga me kasutame seda korraks ja viskame ära ja plastiga lihtsalt on see, et seda on väga raske ümber töödelda, kui ta on juba ühe korra töödeldud. Et kui me mõtleks natuke rohkem, et okei, ma võtan selle kilekoti, aga ma kasutan seda, ma ei tea, see nii kauga see läheb katki. Kasutan seda siis selle riideskoti asemel, et tegelikult seda statistikat on olnud ka, et ma ei mäleta, kas see oli kas sadades kordades, mida sa pead kasutama seda riidest
kandekotti selleks, et ta oleks justkui nagu neutraalne. Just, aga kust nagu tavaline inimese teab? Mina olen seda kuskilt nagu justkui kuulnud, eks ju, aga see on kohe automaatne mõte on see, kui ma lähen riidekotiga poodi, ma olen kohe, eks ju, väga keskkonnasõbralik. Ja teine, just, eks ju, aga siis on nagu mingid asjad nagu, mis just kui ma Londonis elasin, mis tegelikult nagu ütleme tagasi tulles, kuigi ma ütlen, et me oleme Eestis nagu nii palju igas mõttes mingis digiarengus nii palju ees, et Itaalias ja Londonis elas, ma ütlesin kahega peast kinni, rääkisin igal pool kant, kui äge on Eesti, sest kõik te ei saa üldse aru, te elate praegu mingisuguses keskajas, üldse käisin niimoodi nagu fa ringi, et meil on nagu siin e-valimised ja ma ei tea, mina maksin ise oma elektriarvet, maksin all kohvikus, kohvi kõrvale seal Milanos, eks ju. Aga juba 2013-14 tegelikult juba Londonis elades meil on kohustuslik prügi sorteerimine, mul oli 3 eri värvi kilekotid, kuhu ma pidin panema siis oma prügi. Ma pidin kodus kõik ära sorteerima. Meil siiamaani seda ei ole. Ma hea meelega, loomulikult me saame vabatahtlikult ka siin sorteerida. Aga minu meelest on täiesti hämmastav, et kuidas me oleme nagu nii äppud ja mul on väheseid asju, mis me tagavad nagu väga kettasse, aga see jääb mõnikord kettasse, see nagu see poliitikute selline ka selline nagu nämmutamine nagu ja ainult mõmisemine ja sisutühi selline möla selles mõttes, et nagu hakake tegutsema. Ja praegu, et me saame nagu ise mingid asjad nagu ära teha, et muuta inimeste harjumusi, just see, et jah, võib-olla me kasutame siin kilekotte ja mis iganes asju, aga et me õpiksime siis pärast seda nagu kuidagi seda järeltöötlus või see, et me õpime sorteerima, sama asi nagu investeerimine, eks ju, see on nagu tegelikult mingis mõttes nagu mingi hügieeni küsimus, et sa õpid mingid asjad ära, sul on mingid rutiinid. Et alguses on võib-olla keeruline, et kunagi oli keeruline see ka, et tööklubides keelati suitsetamine ära, näiteks. Oh my god, ma mäletan neid aegu. Juust oli pärast mingi, see oli veel, see ais oli päris õudne, mis seal klubis oli vist esimesed 2 aastat pärast seda. Siis tundsid kõikide inimeste keha vedelik aroome väga võimsalt. Aga see selleks, ma tahan öelda, see, et me harjume kõigega, aga et lihtsalt, et äkki hakkaks nagu tegutsema ja et see nämmutatud ja nämmutatud, ma ise ka väsinud juba sellest lõpuks, et kaua osad inimesed jaksavad midagi nämmutada. Et me ei saa kõike muuta, aga me hakkaks tegutsema samamoodi, mitte võib-olla täiuslikult, hakkaks kuskilt pihta, läheks, me saame jälle targemaks. Ja see uus generatsioon on tegelikult ju palju ka nagu teadlikum kõigest, et mul on hea meel tegelikult, et noored on kuidagi päris need noored, kes praegu puberteedias on ka, et täitsa kuidagi tunduvad palju chillimad mingis mõttes nagu selle näitamise koha pealt, et palju kuidagi vabamad, mulle tundub see generatsioon, et neil on nii palju, kuidas teistele välja paistab, nad on kuidagi pigem nagu down to earth või kuidagi, nad on kuidagi tundub mingis päris äge generatsioon ausalt öeldes, et äkki noorus ikkagi ei ole hukas. Et äkki meil on endal vaja peeglisse vaadata siin mina, kes ma natuke olen juba keskealise generatsiooni esindaja. Kõik oleme siin samas generatsioonis. Kuulge, noored, üks asi, mis meid hoiab noorena, on sport. Kuidas sul suhe sellega on? Jõudsime siia. Jaa, ma vist mainisin, et ma olen kehalist kasutas istuma, eks ju. Mille kohta ma muidu tahtsin öelda, et see on kindel be first. Selles saates on see kindel be first. Katrin, palju õnne. Aitäh mulle kõigi poolt. Et mul ei ole spordiga olnud mingid väga soojad suhted ausalt öeldes, sellepärast, et ma olen nii-öelda muusikute suguvõsest nii ema poolt kui isa poolt ja väga tore on, et igal lapsel on hobi. Aga minu hobi oli siis või siis see loogiline hobi oli siis muusika. Ja viiul ja klaver ja kõik see muu, et peale kooli, kui teised läksid jalgpalli mängima või kuhugi trenni, siis mina läksin muusikatundi, eks ju. Ja kuna ma päris nagu vara seda ei saanud, seda varajases nooruses seda spordipisikut, siis ja hiljem ka nagu siis juba 15 aastas läksin üksi elama, ma läks väga kiireks, läksin korraga koolis ja tööl ja kõik see elu läks nii, et kuna ma väga varakult seda ei saanud, siis kuidagi ma ei õppinud seda rutiini ära. Kui just rääksime siin praegu prügi sorteerimisest, eks õigest, et mul oli ka üks rutiin, eks ju, sport võiks olla üks rutiin, mul ei tulnud seda rutiini ja ma olen läbi elu proovinud endale seda kuidagi nagu, et okei, sa pead hakkama sporti tegema. No ikkagi väga õnnetud üritused on. No ükskord ma suutsin käia jõusaalis natukene aega, aga siis ma armusin treenerisse ära. No okei, siis ühesõnaga ma olen tõesti, I tried, aga ma avastasin enda jaoks siis need 1,5 aastat tagasi suusatamise. Ja see on minu elus olnud esimene kord, kus ma olen nüüd päriselt, ma tunnen, et ma olen enda jaoks midagi leidnud.
sest et ma enne käisin kõndimas palju, noh kõndimine on väga tore, liikumine on väga tore, aga see ei ole otseselt nagu sport, eks ju, aga ta on liikumine on väga hea, muidu väga, lepime kokku, väga hea. Kõik võiksime jalutada, kindlasti. Aga samal ajal teha ka näiteks kükke. Jah, lõppu teha 10 kükki. Vahepeal. Lihastrenning on väga oluline. Või minna trepist üles. Nii, teeme niimoodi, et kui järgmine jalutama lähen, ma mõtlen sinu peale, ma ütlen su nime. Okei, kätekorrused mitte, aga kükid ma teen ära. Tee iga nagu ja siis võta Sandra Raju ja siis iga korra peal teed kõike. Sandra Raju. Tagin seda. Niimoodi, nagu cheerleader või? Ühesõnaga, aga et kõndid ma olen ja mul see kõnniga oli see kuidagi siis selline nagu see koormus nagu, et selline liikumine, no üsna tempokas kõnd, ma kõnnin päris kiiresti. Et see oli mul olemas ja suusatamisega ka, ma ei olnud isegi lapsena kunagi suusatanud, mis on nagu tegelikult kurb. Ja jalgratast ei olnud mul ka kunagi olnud, kui 2020 suvi. Ma sain oma 2020 suvi oma elu esimese jalgratta, ma ei osanud rattaga isegi sõita. Ja siis 2021 siis jaanuaris esimest korda suusad. Ja ma ütlen päris ausalt ja päris siiralt, et ma ei ole vist mitte kunagi tundnud nii suurt õnnetunnet kui see, kui ma suusatasin Otepääl, tegin vaikselt üksinda seda Tartu maratoni rada. Mul ilmselt mängis kõrvas mõni raamat ja hästi ilus lumi oli, hästi selline, see oli üks kindel see, ma ei tea, see oli üks torn, eks ma ei mäleta, mis torni nimi nüüd on, aga see läheb üks sirgem tee läheb alla. Ja kui siuke õrn lumi tuleb ja tumehelbed tulevad sulle nagu näo peale ja sa lähed selle, see on värske õhk ja sa suusatad. Ja ma olin nii õnnelik sel hetkel, ma tundsin pisarad silma ja ma ütlen ausalt, et see on üks minu elu kõige õnnelikum hetk, et ma tõesti leidsin enda jaoks midagi, mis annab mulle nii meeletult palju, nii füüsilisele kui ka vaimsele tervisele. Et ma lihtsalt tõesti, et ma ei mäleta, mida ma oleks olnud nii õnnelik kui seda tehes. Et ka nagu sellises eas saab leida nagu midagi, mis teeb sind tõeliselt õnnelikuks isegi minul, kes ma olen nii spordikauge inimene. Ja ma käisin ka Tartu maratonil ära, et 6 nädalat siis peale esimest korda suustusega jalga paneku, et siis mõtlesin, alguses mõtlesin, kui 2 nädalat ära olin teinud, siis mõtlesin, et okei, ma tegelikult jaksan küll 10 kilti ära teha, eks ju. Siis oleks mees rääkima, et tema läheb maratonil, ta tuleb poolmaratonile. Siis mõtlesin, et ma tulen, aga kui poole jätan, et ma ei ütle kellelegi, et ma lähen, et pärast mul ainult endal on häbi, eks ju. Aga siis mingi paar nädalat enne mõtlesin, et pekki küll, et kui juba, siis juba, et kas või jalutan selle maratoni läbi. Ja tegingi selle 63 kilomeetrit ära ja kui sa enne küsisid, et mis mu elu on suurimad läbikukkumised, siis see on, ma tunnen minu jaoks olnud mu elu suurim õnnestumine, et ma sain ise endale tõestada, et ma sain millegagi nagu hakkama. Ja ma sain võib-olla ka aru esimest korda elus, mis on nagu selline sportlik saavutus või ma olen hästi spordikauge inimene, ma ei tea peaaegu üldse Eesti sportlasi, ma tean Erki Noolt, ma ei tea, kes on Eesti sportlasi, ma ei tea mitte midagi, ma olen nagu nii eilne. Ma ei saa aru, minu jaoks on täiesti siuke, ma isegi vaata olümpiamänge, ma ei saa mitte millestki aru. Ja ma ei saa aru, miks see nagu mõne inimese jaoks nagu võib-olla isegi nii suur kirg. Ma sain aru sellest nüüd. Ma sain, mul avanes täiesti uus maailm, ma sain aru, miks ka sportlased teevad seda, mis tunnet nad nagu sealt jahivad, mis on, ma sain ja ma õppisin sellest nii palju ka oma päris elu jaoks ja sportlik saavutus annab meile ka väga palju meie päris elule juurde nagu ka, kui me eesmärgistame ükskõik mida, olgu selleks siis mõni, ma ei tea, investeerimisteekond, karjäär või et see, et sa õpid eesmärgistama, sul on eesmärk ja sa püüdad sinna eesmärgi poole, kas sa saavutad selle või mitte, aga sa annad ennast parima, et ma sain sellest lõpuks aru. Et ja see on kindlasti asi, millega ma jätkan, jalutan endiselt ja nüüd, kuna sa mainisid ka, et lihastrenn on väga oluline, siis tõesti, et ma olen otsustanud ka, et ega siin muud nalja enam ei ole, et praegu on nii, et nüüd on vaja nüüd on vaja see lihas ka korda ajada, sellepärast, et ma võin sale olla, aga kui kõik nagu võdiseb, eks, et siis, et vanusega me kaotame lihasmassi ja ma nüüd eelmise nädala lõpus sõlmisin siis endale siis personaaltreeneri diili, kandsin üles päris sellise ütlen, et 4-kohalise summa ja just seetõttu, et ma maksin kõik ette ära, et ma ei saaks loobuda, sellepärast, et ma maksan jupi kaupa, siis ma ütlen, et ammas valutab täna või kõik ära, et pärast oleks kahju. Maksin summa ette ära ja ütlesin selle treenerile, et tead, et I'm your bitch ja nüüd on niimoodi hakkame tegutsema. Ja me teeme siis, me läheme jõusaalis hakkame koos käima. Ja lisaks sellele ma avastasin enda jaoks ka sellise treeningu, mis on EMS, mis on siis see, et paned selle kostüümi selga ja kuigi ma tean, et
päris sportlased vaatavad natukene selle peale veel viltu, et sa pead ikkagi ise tegema, eks ju. aga mulle ta nagu sobib, sest et see trenn on nagu piisavalt lühike ja mina, keda on nagu nii raske sportima saada, et see natuke nagu nii-öelda petab mind ära, et ma pean selle 25 minutit vastu, et ma teen need kükid ja ma teen need kätekõverdused ja need plangud nagu sellega nagu ära, sest ma tean, et ma ei pea nagu tund aega tegema seda. Et ühesõnaga EMS treening 10 korraga sain 2 kilo alla, rasvaprotsenti -4%. Et kõik läheb õiges suunas ja hakkan käima nüüd ka jõusaalis, suusatamine ja kõnd ja tahan proovida ka võib-olla midagi mängulisemat, et võib-olla siis veel tennist või padelit, just. Ma tahan padelit proovida. Nii, turniirikutse tuleb. No mis turniirikutse, ma suren ära seal juba 2 minuti peale. Oi, meil on sulle üks megaäge projekt. Mina tahan täiega padelit proovida. Aga võt, me ei räägi veel Kairiga. Sellepärast, et see on siin selles podcastis nagu stiiliks. Aga me ei räägi veel asjadest. Need on selle tuhked pingviinid. Ei. Kalendrisse märgime ära 4. oktoobri, sest kõigil inimestel on kiire, aga 4. oktoober lukus. Selge. Full on naiste üritus. Siinkohal annan teada, et Cassandra Raju ei ole veel padeliga sina sõna peal, aga läheb turniirile. Jaa. Ai, sassamait. Ja suure tõenäosusega me hakkame teinud selle siis vastu mängima. Ai kurja. Olin. Et siis saime siin eetris väljakutse nõustumise kätte. Aga mingi salaharjutamist tegema kuskil seal mingisuguse sulgpallireketiga kuskil midagi harjutama. Lähme koos trenni. Jaa, võid Sandraga koos trenni minna. Kuupäevad on lukus juba, nii et all good. Väga äge. Kuulge noored, me oleme siin nüüd väga palju rääkinud. Ma annaks fännidele ka 3 küsimust, enne kui me ennast kokku pakime. Anname. Ehk siis, Karmen soovib teada lähituleviku suurim eesmärk. Hingerahu ja see tunne, et kuhugi ei ole kiiret. Kõik on korras. See tunne, et on aega ja see tunne, et ma saan iga päev otsustada, et ma teen täpselt seda, mida ma tahan ja mitte nii palju seda, mida ma pean. Kuigi ääremärkusena ütlen, et vahel selleks, et saada teha, mida ma tahan, peab ka tegema asju, mida ma pean. Aga nagu suures plaanis selline rahu ja hea emotsioon, selline nagu väike selline roosa pilvekene on praegu minu see suur eesmärk. Väga hea eesmärk. Ma tuleks ka sinna roosa pilvekese juurde. Roosa pilve sees on ikka ruumi. Teadal inimestel on ruumi. Jane tahab teada, kuidas tekitada harjumus oma elus riske võtta? See on muidugi see, et vaat inimesed on eks erinevad ja osadel inimestel on see nagu rohkem veres, teistel see ei ole. Ja liiga suuri riske ei tasugi elus võtta. Mina ei ole olnud elus väga hea riskide võtja ja ma olen olnud pigem selline üleanalüüsija, et ma olen täpselt see olnud, kellel on palju ideid ja keegi lõpuks teeb ära. Sellepärast, et ma alati mõtlen, et kui ma selle teen, seal on ju need 10 riski. Ja tegelikult tihti need inimesed, kes need riske liiga palju nagu kaaluvad, tegelikult ei jõuagi mitte kuskile. Et ma arvan, et see on pigem otsus, et mõnikord on lihtsalt vaja otsustada, et sa võtad selle riski, aga see risk peab olema kaalutletud. Ehk mõtle välja, et kui nüüd see risk nagu realiseerub, mis siis juhtub? Ja kui see juhtub, siis küsi enda käest, aga kui see juhtub, mis siis juhtub? Ja kui see asi juhtub, mis siis juhtub? Ja lõpuks saad aru, et äkki see olegi üldse nagu mingi probleem. Ja teiseks võib olla ka see, et kui realistlik see riski realiseerumine on, et ühesõnaga siis tõenäosus ja mis siis. Ja siis hakkad lihtsalt võtma väikseid riske, et see tekitabki jällegi nagu harjumuse, et sa lihtsalt hakkadki nagu tegema seda ja saad aru, et meil on elus iga päev riskid. Meie elu koosnebki riskideks. On riske, mida me teadvustame, on riske, mida me ei teadvusta. Ja lihtsalt nii on ja me kõiki riske nagu nii kontrollida alati ei saa. Isegi kui sa ei tee, see on risk. Täpselt, see on veel väga suur risk vahel. Ja viimane küsimus, mis on üks asi, mis paneb sind nutma? No ikka need mehed. Ja siit tuleb eraldi episood meestest. Ma ei tea, ma ei ole nagu väga nutti või ma ei tea, kuidagi nooremana nutsin rohkem, et ma tegelikult nutan päris vähe. Ma viimati nutsin korraliku peatäie siis, kui algas Ukraina sõda ja keegi pani Instagrami sellise reelsi, kus oli üks hästi ilus laul taga taustal ja siis üks väike Ukraina tüdruk jooksis lillekimbuga nagu ühe lipu alt läbi ja viis siis selle, see oli vist iseseisvuspäev ja et kuidas see oli ilus muusika ja see oli video sellest iseseisvuspäevast, kus see lillekimbuga väike tüdruk jooksis sealt lipu alt läbi ja viis siis nagu Zelenskile siis nagu selle lillekimbu.
ja see ajas mind niimoodi nutma, et ma nutsin vist kõik oma viimase 10 aasta nutud ära, et ma tundsin, et võib-olla ma ei olegi harjunud nutma ja ma lihtsalt nutsin terve päeva, et see midagi trigerdas minus ja ma arvan, et ma nutsin välja ka kõik muud nutud, mis mul on elus jäänud nutmata. Et ma arvan, et nutmine on hea ja ma peaksin rohkem nutma, et ma võib-olla nutan ikkagi liiga vähe, et see on ka mingis mõttes meie selle emotsiooni nagu see väljasaamine, et ärge kartke nutta, et ma ise proovin ka rohkem nutta tulevikus. Mul seda probleemi ei ole, ma hakkan iga video peale nutma. Eriti loomad ja. Issand, lähen. Ja me liigume oma saate viimase segmendi juurde, milleks on siis soovituste nurk ja esimese soovitusena, et mis võiks olla üks teos, mida iga inimene võiks tarbida, olgu see siis raamat, film, seriaal, näitus, podcast. Teos, see kõlab päris nagu suurelt, eks ju. Ma ise ikkagi, ma võtan nagu enda järgi, eks ju, ja võib-olla kui ma nüüd olen neid raamatud hästi palju ise kuulanud, et üks raamat on muidugi hästi selline võib-olla klišee juba, aga teine võib-olla natukene vähem tuntud, aga üks on siis Atomic Habits ehk aatomharjumused. Neid raamatud ma ostsin vist kunagi vist mingi 7 tükki ja kinkis kõikidele oma tuttavatele või ja täpselt. Et kes seda ei ole lugenud, et ma tean, et see on väga levinud raamat, aga kes ei ole lugenud, et siis kindlasti see on minu meelest kohustuslik kirjandus. Sellepärast, et läbi oma nende harjumuste me tegelikult loomegi oma tulevikku ja oma õnne. Et me väga tihti alahindame neid väikseid samme, mida me iga päev astume ja oma harjumusi. Meie head harjumused tegelikult teevadki meist selle, kes me nagu oleme, kelleks me tahame saada. Ja teine sinna samasse auku minev raamat on siis The Compound Effect. Eesti keeles on ta nimi vist liitintressi ime, vist, aga Compound Effect on ta inglise keeles. Mina kuulasin seda e-raamatuna või vabandust siis audioraamatuna. Ja see raamat oli minu jaoks isegi nagu veel parem mõnes mõttes, kuidagi see autor ise siis luges selle raamatu sisse. Ja väga kihvti nagu vibe'iga, et siis niimoodi seda metsakõndi tehes nagu ajas kui päris mitu korda nagu naerma, väga palju samastumist ja väga palju sellist nagu reality check'i. Et kuidas kõik, mis me elus teeme nagu akumuleerub, et näiteks, et kui on 3 venda, kes näiteks üks sööb iga päev 100 kalorit vähem, teine sööb iga päev 100 kalorit rohkem, et kuidas siis näiteks aastaga pole mingit muutust olla, aga näiteks 10 aastaga üks on peenike, üks on paks ja et kuidas kõik nagu kõik, mis me elus teeme, kõik meie harjumused tegelikult, et me vaataksime ka seda pikka perspektiivi, sest et aeg läheb kiiresti, aga elu on pikk ja ma ise mõtlen veel ka ju tegelikult, et mina pean täna ennast veel ju nooreks ja ilusaks ja mul terve elu veel ees. Et need, kes täna on 20, et ei tasu nagu mõelda, et kohe olen vana või et elu on veel ees, et ei tasu nagu praegu kõik oma neid nii-öelda ära kulutada ennast nii-öelda, et seada ka pikaajalisi nagu tervisega seotud eesmärke ja ka rahalisi loomulikult. Ja 3. raamat tegelikult, mis ma lugesin nüüd hiljuti läbi, mis on väga huvitav on seetõttu, et ma investeerimisega alustamisel tegin endale Exceli graafiku, kus ma siis tõmbasin oma vanuse kuni 120 eluaastani ja võtsin otsuse vastu, et mina löön kõik raha laiaks, kui ma ära suren selleks ajaks. Et mul tekkis selline loogika, et miks ma terve elu orjan selleks, et nagu rikkana surra. Mul ei ole täna lapsi, aga isegi kui mul oleks, et siis mina tahan, et lapsed leiakski nagu enda tee elus endale, et kas nad on nii palju õnnelikumad, kui nad saavad selle minu poti pärast, millega mina olen terve elu vaeva näinud või et just nagu mul loogika oli alati nagu see, et ma teen raha selleks, et nagu nautida elu, mitte selleks, et nagu orjata terve elu ja siis surra väsinud ja haigena. Ja toonitan veel ka, et kui ma vaatan Eestis nagu edukaid ja rikkaid inimesi, mind hämmastab see, et neil on kõik see raha, aga nad on väsinud, haiged, ülekaalus ja siis ma ei saa aru, et kuidas saab sellist inimest edukaks lugeda, sorry. Ja see raamat, mis ma nüüd leidsin, mis selle sama teemaga väga hästi korreleerub, selle raamatu nimi on Die with Zero, mis räägibki täpselt sellest, et kuidas me oma eluenergiat kasutame, kuidas me võiksime nagu paremini või otstarbekamalt seda eluenergiat kasutada, millal rohkem tööd teha, millal vähem, millal me kulutame rohkem raha, millal vähem. Vanas eas võib-olla me mõtleme, et väga palju raha vaja, aga tegelikult võib-olla kui ma olen 90, ma olen nagu vana kass, kes ei jaksa kodust väga kaugele minna, eks ju. Et mingid asju, mida ma täna teha saan, ma ei taha teha 10 aasta pärast või ma ei saa teha 30 aasta pärast. Et see oli ka hästi hea raamat selles mõttes, et ka see nagu selle bucket listi tegemine näiteks ka see, et ma olen see inimene, kes tahab kõike korraga saada. Ma tahan kõike korraga saada, aga just see, et saada aru, et ma võin kõike saada,
aga ma paneksin selle asja nagu nii-öelda sinna ajajoonde. Et nüüd selle järgmise 5 aasta jooksul mul on need asjad ja need 5 aasta pärast ja siis 10 aasta pärast, et ma kuidagi, et saada mingi rahu, et kõike saab, aga mitte korraga ja kui palju ma pean nagu vaeva nägema selleks, et päriselt olla õnnelik siis igas mõttes. Et need 3 raamatut siis Atomic Habits, Compound Effect ja Die with Zero. 2 läbi loetud, panen ka allkirja alla, 3. panen endale TBR-i. Tubli tüdruk. Üks hetk, mida iga inimene võiks oma elus kogeda. No eks see on ikkagi üks suur armastus, ma arvan. Ja väga paljud ju, või väga paljud, kõik, kellel on lapsed, ütlevad, et selleks on lapse sünd. Et nad ei ole sellist armastust kunagi tundnud, kui laps sünnib. Mul ei ole lapsi ja sellepärast ma ei oska ka millestki puudust tunda, sellepärast et mult ei ole keegi midagi ära võtnud, eks ju. Aga armastus ka naise ja mehe vahel kindlasti. Et selline suur ja sügav armastus igas mõttes. See võib olla ka millegi vastu. Aga midagi, et see mingi tunne, mis sind päriselt nagu täidab, selline suur tunne, selline ülev tunne, et ma arvan, et see on see emotsioon, mida igaüks võiks elus kogeda ja kui me oleme õnnelikud, siis me saame kogeda seda veel mitu korda ka. Väga hea soovitus. Ja viimasena üks oskus, mille iga inimene võiks oma elus ära õppida. Suhtlemisoskus. Sellepärast, et ükskõik, mida me elus teha tahame, absoluutselt ükskõik mida, kui me oskame inimestega suhelda ja inimestele meeldib meiega suhelda, inimestel on lihtne meiega olla, siis meil on elus palju paremad võimalused. Et ükskõik, mis on elus eesmärgid või soovid või elustiil, et see on kindlasti oskus, mis aitab kõike, mida sa elus soovid teostada palju lihtsamini. Ja selleks ei ole tegelikult isegi nagu väga palju vaja, et ole lihtsalt hea inimene, ole lihtsalt normaalne, ole sina ise, ole viisakas ja võib-olla nagu teise inimesega suheldes nagu pea see teist inimest ka nagu silmas selles mõttes, et teisel inimesel oleks nagu hea olla. Et suhtlemisoskus kindlasti on see, mida me kõik saame arendada, sealhulgas mina. Minu suur arengukoht on see, et kuulamisoskust arendada ja mina tegelen hetkel sellega. Kuidas sa sellega tegeled? Lihtsalt harjutangi, et annan endale aru, et ma olen päris jutukas ja anda endale aru, et see kuulates tegelikult me õpime rohkem ja meil on antud ikkagi 2 kõrva ja 1 suu. Ja lihtsalt olengi niimoodi, et vestluses mõnikord ma unustan selle ära ja ma olen väga clumsy või konarlik veel, aga see on üks minu selliseid eesmärke, et osata päriselt kuulata ja mitte kuulata sellepärast, et vastata, vaid sellepärast, et päriselt kuulata ja päriselt mõista, et päriselt aru saada teise inimese perspektiivist ja sellest, kuidas tema elu näiteks näeb. Et see on ka väga suur suhtlemisoskuse osa. Ma lihtsalt toon siia ühe mõtte, näite. Mul oli hommikul ühe teise programmiga seoses, asi on minusega, seoses kõne Riina Raudsega. Ja Riina on väga, väga inspireeriv naine ja mul tekkis selline tunne, et ta rääkis ja ma ei osanud küsida tema käest järgmist küsimust, sest et ma tahtsin nii väga mõelda sellele, või natuke kauem mõelda sellele, mida ta ütles. Siis ma mõtlesin, et kas ei võiks olla teha selliseid vestlusi, et me räägimegi, et üks inimene räägib ja siis me ei vasta kohe, vaid et me võtame näiteks mõlemad minut aega, siis me seedime ja alles siis me räägime edasi. Mõtle, kui lahe. See on väga lahe ja kui me suudaksime nii teha. Aga ma arvan, see on lihtsalt harjutamise asi. Kokkulepete küsimus. Ja mulle see mõte täitsa meeldib, et mõnikord, ma olen ka sellist tüüpi inimene, et ma ei ole mitte sihi ja tulista, ma olen see, et tulista ja siis sihi. et siis tegelikult täpselt, et ka, et kui keegi midagi ütleb ja minu kord rääkida, et ma kohe nagu vastan, eks ju, et tegelikult mõnikord see võtta see väike hetk on, et see mõte nagu, et päriselt kohale jõuaks, siis setiks on tegelikult nagu väga hea. Et ma selle nipi panen kõrva taha endale kindlasti, aitäh sulle. Lahe, anna siis teada, kus läheb. Ma proovin seda sama. Ja. No nii. Anname siis inimestele võimaluse mõelda natukene, jah. Seedida seda kõike. Täpselt nii. Aitäh, Katri, et sa täna külla tulid. Mul on lihtsalt täiesti imeline päev oli teiega, et on äge, et on äge energia, on äge podcast ja ma olen tohutult tänulik, et kutsusite mind täna siia ja tore oli teiega tuttavaks ka saada. Meil siin ainult ägedad inimesed käivadki. Ja. Ma siinkohal pean siis joone alla tõmbama. No tõmba. Ma nagu üldse ei taha. Jätka
jätkame, okei. Aitäh kuulajad, et tööite taas kord meiega järgmise korrani. Ja olge normaalsed. Ciao. Sportland, Be First podcast.